No nii, tere taas kõigile Pikk ette ISRL kuulajatele, episood number 370 teie ees, laua taga Kris Silves, tere hommikust! Tere! Markus Jürgenson, tere hommikut! Tere hommikust! Ja mina endiselt Raul Õessar. Meil oli topeltvooruga nädal, räägime Premier League'ast põhjalikult, räägime natukene naiste koondisest, mis siin samas A. Le Coq Arena'l juba homme õhtul mängima hakkab. Räägime väliseestlastest, välismaailmast, fantasist ja loomulikult ei puudu meil ka vaatajate, kuulajate küsimused. Ja ennustus. Ja ennustus muidugi, ennustus. Ootad juba? Ei, ma ei tea. Vaatame, kas on midagi oodata. Aga jah, kui meil mingid muid teemasid siin enne ei ole, siis lähen Premier League juurde. On, no räägi. Anna tulla. Kuule, sina sealt tulid Aafrikast. No. Ise oled antibiootside peal veel. Nii. Sa nakatasid mind ka. No kui ma antibiootside peal olen, siis ma ei saanud siin nakatada. Eelmine nädal nakatasid. Peiti aeg on see, võtta, mis riigis sa olid? Keenias käisid? Rwandas, sorry. Seal ongi nendel haigustel ongi peiti aeg on 6 päeva. Ei, kui mingist päevast võiks raamatu kirjutada, siis on see eilne päev, vähemalt minu isiklikus plaanis, et ma kunagi vist rääkisin, kui me tulime Floraga Soomest mingit sõprusmängult ja ma sain toidumürgituse laeva peal. Ja siis ma nägin seal kodus seina peal Jeesust. Flora meeskonnakaaslasi. Näod olid meeskonnakaaslaste omad. Kõik seal, kes meil olid seal tol ajal, 2009-2011. Ja siis kehad olid need sisalike omad. Et olid nagu tuba oli täis meeskonnakaaslasi sisalike kehadega. Reptiloidid. Nii suur palavik oli. Siis nüüd see sinu Aafrikast toodud pisik tekitas eile sama olukorra minu elus, et ja ma olen nagu üliõnnelik, et ma ikkagi võtsin õige otsuse vastu, ma veel hakkasin minema, palju seal Nõmme Kalju Levadia mängul pealtvaatajaid oli? 716, jah. No oleks olnud 717, kui ma oleksin kohale jõudnud. Või tähendab, kui ma oleksin otsustanud minna. Aga parkisin auto sinna eemal ära ja siis ma juba mingi tund aega varem tundsin, et kõht natuke valutab. Aga mõtlesin, et lähen ikka ilus ilm, soe, mõnus, ühega jalka on ja siis ma parkisin sinna kilomeeter eemale, jalutasin sinna tribiinijooneni ja siis nagu mõtlesin, et ma tundsin, et siin võib pahandus juhtuda. Ja ma ei tea, kuidas seal nende vetsadega alumine. Et ma oleksin seal ühesõnaga ma oleks ERR-i eetrisse pääsinud ilmselt ja mitte nagu heade uudistega. Ja otsustasin, mingi kuskil kuklas mingi asi ütles, et kuule mine ikka koju vaatama. Ja see päeva teine pool oli ikka nagu päris rets, nagu kõik, mis ilmselt sees oli, nagu tuli, nagu igalt poolt tuli välja. Ja ei saa nüüd tuled siia meid nakatama sellega? Ei, see oli... Ma räägin, toidumürgitus ongi selline asi, mis nagu reaalselt see hakkas. See on nüüd süüdistus minu pihta, et mina või siis on seal see, et ikkagi kui jalgpallur, kes on teinud jalgpalluri tööd viimased 20 aastat, pidi tegema nädala sees 3. 4. reede nagu päris tööd seoses messil käimisega ja asjadega, kus ikka olid pikad 12-tunnised tööpäevad. Siis see võib ka kehareaktsioon võib see olla. Et sa pidid seda nädala sisest vooru vaatama ja seal oli midagi nii hullu, et ei olnud, aga pääsesin ja siis ma nagu voodist üritasin vaadata seal, ühesõnaga ma vaatasin selle Levadia mängu, ma vaatasin telekast ära niimoodi, vaheldumisi joostes ja vaadates. Aga siis need õhtused mängud, kus Kris seal oli peaosas ja need ma ikkagi, siis ma ikka ei saanud enam maadega mütsi aru, mis maailmas toimub. Ja pull oli siis, et ütleme 11. õhtul tundsin, et nüüd sai läbi. Et siuke 12-tunnine nagu korralik mürgitus. Kõvade meeste puhul on ainult toidumürgitus, see ei ole mingi viirus, see on toidumürgitus. Viirus on... Mis sa sõits? Ma ei tea. Ma käisin läbi küll hommikul, mis ma sõin. Meil on selle... üks uus beikeri tekkis sinna meil tänava peale. Aga ma olen seal juba varem ka käinud. Ma võtsin nüüd ühe soolase piruka ka. Ma arvan, et see juustusingi pirukas. Oli äkki natukene keha kvaliteediga liha. Aga siis ma vaatasin, täielikus deliirumis oled. Sul on siuke kõrge palavik, värised külmast.
ja siis ma üritasin neid mänge seal vaadata, mingil hetkel tegin silmad lahti, siis vaatad seal, mis seal toimub. Et need viimased mängud on mul väga-väga lünklikud. Okei, aga kuna meil oli topeltvoor nädalas 2 mängu, siis, või noh, kaks vooru, siis nagu ikka me kõiki mänge eraldi läbi võtma ei hakka, vaid võtame võistkondade kaupa ja mõtlesime täna siis teha sellise natuke teistpidise tabeli, ehk siis võistkondade kaupa siis, kes siis kõige rohkem, või kes selle nädala jooksul kõige rohkem võitsid, mitte siis punktide mõttes, vaid üldse igas mõttes, kes olid kõige suuremad võitjad ja kaotajad. Ja ühes me olime alguses nii-öelda ühel nõul, ehk siis kõige suurem võitja nädalas oli Paide linnameeskond. Ehk siis 2 võitu tabelis kirjas ja mingis mõttes ikkagi neil nagu tundub tipptiimidest on kõige rohkem veel sees nagu varuks ka, sest kuidagi see mängupilt nagu tulemustele endiselt ju päriselt nagu järele pole jõudnud veel, ehk siis nad endiselt nagu on selline tunne, et nad ei mängi oma täit potentsiaali veel välja. Ja kui sa mõtled selle peale, Henrik Ojamaa on siin nüüd mingisuguse asjaga väljas, Henri Anier on ju vist 2 korda tuli vahetusest üldse ja siin on veel William Gabriel ju vigastatud, et neil nagu seda, mille arvelt või kelle arvelt juurde panna, on ka nagu päris lihtsasti näha, on ju, et ja noh, uuel nädalavahetusel võimalik neil liidriks tõusta, kui nad Kaljut võidavad suurelt. Ma võib-olla päris sellega nõus ei ole, et nende mängupilt ei ole nüüd paremaks läinud. Ei, paremaks ta on läinud, aga ma ütlen nagu täiesti järele. Jah, ta on nagu nüüd tiitlinõudleja kohta nüüd väga veenev ei ole, aga ta on kindlasti paremaks läinud. Tammeka vastu ma seda eilset Tammeka vastu mängu ei näinud, aga ma pean just silmas seda Nõmme Unitedi vastu võitu. Okei, seal Nõmme Unitedil mõlema poole alguses nagu mingisugune periood oli, kus oleks võinud mängu põnevamaks muuta, aga ülejäänud mänguajast selline puusalt öeldes 70 minutit Paide ju tegelikult suhteliselt kontrollis seda. Lihtsalt üks statistika selle Tammeka Paide kohta, mis ütlesid, see näinud Paide võitis 4-1, eks ju, peale löögid selles mängus olid 11-6 Tammeka kasuks, eks 6 peale löögist 4 väravat, suht hea protsent. Et selles suhtes Paidel nagu, mulle tundub lihtsalt, et neil on nagu kõige lihtsam näha see, mille pealt nad veel natuke juurde panevad ja kui neil juba praegu läheb tegelikult päris hästi, et nad on need tulemused nagu hoolimata sellest mängupildi võib-olla kohatisest lonkamisest kätte saanud, siis neil on nagu praegu juba, vaata, kui me mõned saated tagasi, mina olen vähemalt öelnud, eelmine nagu, nädal sa rääkisid, et kõik on kehvasti ja punktid on tabelis, aga kõik on rahuloluks nagu põhjust ei ole, aga praegu kui sa vaatad, et endiselt nagu tulemused tulevad tegelikult nagu rahuloluks, mis punktid on tabelis. Lihtsalt vaata esimeste mängude puhul ongi see, et võib-olla see oli nagu natuke selline juhus, et need punktid tulid, aga kui need praegu nagu endiselt tulevad, siis... See ei ole ju juhus, kui sul tulevad punktid, see ei ole juhus, see ei olnud juhus, et Cabral selle Narva vastu viimane sekund karistuslöögi sisse lööb, see ei olnud ju juhus, see ei ole ju juhus. Siis kui sul on kehva päev jalgpallimeeskonna, kehvem periood, sul on vigastustega probleeme, mis iganes, on mingi süüde natuke vale, siis nendest mängudest, see ongi nagu tegelikult mingisuguse keskmise kvaliteedi näitaja, et sa suudad ka kehval päeval, kehva mänguga need punktid, nagu vajalikud punktid endale kätte saada, kas siis mingi karistuslöögiga, mingi nurgalöögiga standardolukordadest, et sa saad need punktid kätte, see on ka ju kvaliteedi näitaja. No mingis mõttes on, aga teisalt sul on nagu jalgpallis ju õnne ka vaja, et Paidel praegu seda õnne on olnud, kui Saho Vaiko siin rääkis, et neil jalgpalli jumal on neid ja mis pärast küll nende vastu olnud, eks ju, siis Paidel on nagu selles suhtes vastupidi olnud, et neil on jopanud päris mitmel korral, nad on need punktid kätte saanud ja nüüd vaatad tabelisse, nad on 3 punkti liidrist maas ainult, mis Paide, ütleme, aprilli keskpaiga kohta ta on tavatult hea olukord. Jah, neil varasematel hooaegadel pigem see hooaja algus on läinud tuntsu just punktide mõttes, et võib-olla mängupilt on olnud okei. See on läbi käinud teema ju, et suveks on nad nii palju liidrist maas, et tavai, et müüme siis oma parimad pojad maha. Aga nüüd on neid parimaid poegasid jälle tekkinud, et see Cabral, Sonja, keda mina juba esimesest mängust alates kiitnud olen, et nüüd mehed näitavad, et on müüdavaid on küll, aga nüüd on lihtsalt see, et nüüd on tabelis hetkeseisuga nagu läheb päris hea graafiku järgi. Jah, Paidel siis Kalju ja Harju järgmised mängud, et selles suhtes neil... Ja siis Flora otsa. Ja siis on Flora otsa, jah. Ikkagi kolm üsna, 2 ikkagi väga selget sellist suurt mängu ja siis Harju ka, vaatame, mis Harju sealt vastu tuleb. Ja kui me nendega seoses eelmine nädal siis arutlesime siin seda, et nad kolisid kunstile oma mängud, siis nüüdseks on numbrid ka välja toodud
ja need on päris huvitav ikkagi, et kuidas kunsti peal viimase kui me võtame viimast 2 hooaega, et kuidas võrdluses Muruväljakuga on ikkagi märgatavalt rohkem punkte seal tulnud. Ja nüüd tuli üks võit juurde ka veel Unitedi üle. Ja võtta see nüüd kinni, milles see asi on, et ta kunstmuruväljak on neil seal suurem ju, et kas siis sobib neile natuke rohkem ruutmeetreid paremini. No kindlasti, jah. No sellest me eelmine saada natuke rääkisime ka, eks ju. Paide kohta veel midagi või läheme edasi? Väga palju nagu juttu seekord ei olnud. No ja neil on ju, nagu sa ütlesid, mainisid, et seal on veel varu, aga selles mõttes, et on veel varu, aga jällegi, kui sa pane nüüd ennast treeneri rolli, et sul on sinu poolt loetletud nimed on kõrvale jäänud. Martin Miller ka ju just tuli tagasi jälle. Aga punkte tuleb nagu. Turr ka välja. Punkte tuleb. Et ega siin nüüd ei ole nii, et need vennad saavad terveks, et siis lükkad kohe nad 5 põhisse. Kui sul on eelneva koosseisuga tulnud, et siis peab hakkama need mängijad, kes seal on, nad peavad mõistma, et ega kui meeskond võidab ja punktid tulevad, siis ega seal niisama lihtsalt põhikoosseisu enam ei jalutata. Sealhulgas ka Anier, kes on ju alustanud pingilt. Ei, ma räägin kõikidest, absoluutselt kõik need vennad. Kui seal praegu põhis olevad vennad oma võimalused ära kasutavad, siis Anieri puhul ma tahaks ikkagi arvata, et kui ta on nüüd mingil hetkel täiesti valmis, siis nagu ei tohiks olla küsimust, kas Piht või Anier ju ometi. No niimoodi peale vaadates jah, aga jällegi meil on 1% sellest infost. Seda küll. Jah, ja kui Anier lõpuks täiesti terveks saab 90 minuti vormi, võib-olla siis juba Piht hakkab korralikult lööma, siis on veel keerulisem. Aga see on täpselt see, millest mina jällegi rääksin enne hooaja algust, vaata, kui me tegime seda hooaja eelvadet, et Paidel Ojamaa ja Anier mõlemad mehed on ju ikkagi tugevalt üle 30, et seal nagu selle peale lootmehed, et nad mõlemad mängivad seal, ma ei tea, 35 mängu hooajal, seda on raske oodata, et praegu olemegi näinud seda, et juba hooaja alguses siin ikkagi Ojamaa ainus mäng ongi olnud see, kus ta punase kaardi sai, et ei ole isegi 90 minutit mänginud Premier Liigasse nii kokku. Aga Paide suur pluss on ikkagi see, et neil on sügav koosseis. Neil on ju juba viimastel aastatel tegelikult ju sisuliselt 2 algkoosseisu jagu korraliku mängijaid. Õige, sügav, õige. Ei kasuta enam sõna pikk. Kuressaare pani siin mingi, kuna see oli 1. aprill või? Pikk. Nõmme Kalju, ikkagi teine suur võitja. Küll 4 punkti, mitte 6 nädala jooksul, aga mängud olid ka ikkagi päris korralikult pähklid, ehk siis võõrsil Harju üle 2-0. Harju üle, kes siis ju oli ikkagi väga kuum tol hetkel. Ja nüüd siis Levadiaga kodus 1-1. Pole küll ainult võidud enam, eks ju, et muidu nad tunnistasid ainult võite, eks siis esimene viik tuli ka sisse, aga superseeria jätkub, et neil endiselt ju ikkagi kõik hästi, see staatus nii-öelda number 1 klubina hetkel sel hooajal säilis. Ja selles suhtes on kõik hästi, aga võib-olla räägime, mis võib-olla nii hästi ei ole. Kaljul oli 2 tabeliliidrite lahingut järjest, nüüd tuleb 3. koht, et see teine koht on niimoodi vahetunud, et Kalju saab tabeliliidrite lahinguid mängida. Jah, niimoodi on. Henri Bergiga siis pärast seda, kui Berg tagasi tuli vigastusest eelmine suvi, eks ju, 20 mängu Berg mänginud ja Kaljul mitte ühtegi kahtust nende seas. Ehk siis kuidagi on toonud mingisuguse kindluse sinna taha siis, ju siis. Mitte ainult Berg, ma arvan, tegelikult see kaitseliin on ka ju toimima saanud. Aga nüüd ongi küsimus, järgmine mäng Paidega. Mašenko juba suutis siis teha selle triki, et temal on 4 kollast kaarti ja esimene mängu keeld. Ja kui Podoljusin on ka endiselt vigastatud, siis seal tuleb natukene midagi ümber mängida, et seal on Tambedu ja Vukušić on sul olemas. Vaatame, mis seal Uku Kõrre ilmselt, kes on siin ju kui nad tahavad 3 edasi panna, 3 keskkaitsega. Mitte et Uku Kõrre nüüd allpalik oleks, aga lihtsalt ta ei ole siin ju, ütleme, 3 see keskkaitse, ta on ju 5 valik põhimõtteliselt, eks ju, et ei ole Andreev nii-öelda esimene. Ma pigem arvan, et nad mängivad natuke ümber kuidagi seal, et kaitse ja rünnaku faasis erinevalt, et sealt mingi pool kaitse hakkab langema vajadusel 3-sesse liini, kui neil see vajadus on, sest sellepärast, et Nikita Andreev on ju sellega varemgi silma paistnud, et natuke selliseid ebastandardseid lahendusi on ta pakkunud seal joonises.
noh, Vašuk sai ka nüüd natukene haiget, et vaatame, kas temal ka midagi tõsisemat või mitte. Ehk siis noh, seal keskväljal ka ikkagi erinevad mehed paugutavad, Siht ja Kask said nüüd ju see on paugu lahti punktid kirja. Punni maha on ju, et selle Harju vastu, et selle need mehed, kes eelmine aasta see on naerad. Jätka. Jah, et mehed, kes eelmine aasta paugutasid, said ka nüüd punni maha. Kissa, kas punastama kuigi tema ei ole süüdi. Hakkasid naerma. Nurjatud mõtted on meil peas. Jah, ja noh, Männilaan mees, kelle nimi sobib väga hästi sinna Nõmme Hiiu staadionile Männimetsa, Männilaane sisse. No Harju mängus, ma arvan, Harjule sai saatuslikuks selles mõttes nende hea tabelikoht ja palju punkte ja viimase head tulemused said nagu saatuslikuks konkreetselt selles Nõmme Kalju mängus, arvan mina, sellepärast, et noh, tahame me seda öelda või mitte, aga sellises olukorras see ettevalmistus, meeskonna häälestamine, Nõmme Kalju poolt siis vaadates, või ükskõik kelle sa paned sinna, ütleme, suurtest meeskondadest, paneb nad rohkem võib-olla keskenduma, süvenema, veel põhjalikumalt vastast analüüsima. Et ütleme, kui sa, noh, see on inimlik, kuigi seda, noh, see ei tohiks nii olla, siis kui sa mängid seal, ma ei tea, ütleme, teoorias, mingil viimasel meeskonnal on 3 punkti, noh, sa ikkagi natukene võtad lõdvemalt seda asja. Noh, tahad seda, noh, mitte küll teadlikult, aga alateaduses sa teed seda natuke lihtsamalt seda ettevalmistust. Aga nüüd, kui sul mängid siis teise kohaga ja see on Harju, on ju, no siis sa paned ikkagi nagu kõik mängu ja valmistad oma meeskonna, ongi liidrit lahinguks. Ja sellega sai Kalju siis nädalasiseses mängus väga hästi hakkama. Lihtsalt vaata, nagu Kris ütles ka, et Kaljul 3. mäng, liidrite mäng järjest, et see võib-olla mingil hetkel võib meeskonna nagu natukene seda mingit ülehäälestatust ka tekkida, et kui sul nagu iga nädal tuleb see, nüüd meil on liidrite mäng, nüüd me peame panema, et see võib-olla mingil hetkel nagu hakkab teistpidi töötama või noh, enam ei tööta mingi hetk. Ma ei tea, praegu on küll mulje, et siin on tõesti, et iga nädal on liidrite mäng, et see tabel on ju noh, omamoodi, aga vaikselt hakkab paika loksuma mulle. Aga no ütleme, Kalju Levadia mängust rääkides, siis ikkagi lõpus oli ju, või noh, Levadia oli ju võidule selgelt lähemal kui Kalju, et noh, mängu lõpus ka Kalju ikkagi nagu väsis ju kiiremini ära, et Levadia nagu jagus seda jaksu ikkagi rohkem, et kui M-kumb oleks seda võitu nagu väärinud, siis pigem ikkagi Levadia, mitte Kalju. Mulle tundus küll niimoodi vähemalt. Nojah, nad on tagaajad, siis nii peabki olema. No, nad vaissid selles mõttes natukene paremad ikkagi välja, et jah, ma olen nõus, et kui keegi oleks väärinud, siis pigem Levadia see viik suhteliselt nagu aus tulemas. No palju... Et ei olnud nüüd Levadial ka mingid ulmevariante, mis nad löömata ju jätsid. No Liivakul oli see moment. No jah, no seal Bergilt hea tere, aga jah. Ja siis Varri moment, noh seal... See tühistatud värav siis? Jah, see tühistatud värav nurgalöögist. Minu arust see oli küll jumala aus tühistus selles suhtes, et Peetson astus ikkagi väga konkreetselt peale, et ta ei teinud seda meelega. Selle üle keegi, mina kui mängija, nagu ma hakkasin Peetsoni nahas, ma ka ei vaidleks selle üle, et ma talle pealasin, lihtsalt seal on see arutelu koht, et kas Tambedu oleks siis saanud, kas ta oleks selle palli ära mänginud. See tuli enam-vähem sinna tsooni, aga me ei saa, nüüd me ei saa kunagi seda teada, kas või mis, kui ta oleks püsti jäänud, et kas ta oleks sellele pallile pihta saanud. Seda ei saa, sellepärast see arutelu koht ongi seal. Jah, no ta tundus pigem selline, et nagu väga ei saanud aru, et kus see pall tuleb ja mis ta seal tegema hakkab, aga kuna see tuli tema tsooni, siis seal mingi vaidlemiskohta ei ole. Minu mõelest ka mul ei tulnud. Oleks olnud nagu kuskil täiesti tagapostis, siis me räägiks ilmselt teist juttu, võib-olla siis seda ei oleks niimoodi ära võetud. Aga siis ei võetagi ära, kui tuleb ette posti ja mingi aktsioon on tagapostis, siis üldjuhul ju neid ju Varriga ära ei võeta. No ma ütlengi, et siis on teine asi, aga kuna see tuli täpselt sinna tsooni, Peetson isegi puutus palli või ei puutunud või? Kedagi seal vist puutus. Et noh, see oli konkreetselt nagu selles olukorras väga sees olnud mängijate omavaheline nii-öelda intsident, siis noh, minu arust oli see küll nagu väga aus otsus, et seal nagu midagi nuriseda ei ole, kuigi noh, Levadia nagu näeme leidis ikkagi nurisemiseks kohta, aga noh, Levadiaks Kalju ikkagi säilitas oma staatuse ja nemad on ka kindlasti selle nädala ühed võitjad, eks ju. Nojah, seal ütleme, need suured seal omavahel, eks nad jagavad võit siia, võit sinna selle hooaja jooksul ära, tundub vähemalt praegu seisuga, et siin ei ole ühtegi sellest suurest nelikust,
endiselt nimetame seda ikkagi suureks nelikuks. Flora, Levadia, Paide, Kalju, on ju. Et seal ei tundu praegu olevat sellist meeskonda, kes sõidab kõikidest nendest otsestest konkurentidest üle. Et siin see aasta tundub, et saab veelgi määravamaks see tabeli teise poole vastu ära antud punktid. Lähme Levadia juurde ka, kes siis ka ikkagi võib ennast võitjana tunda selle nädala lõpetuseks, et Vapruse üle see 2-1 võit, mis nad said, oli võib-olla natukene ilusam võit, kui skoor võib-olla näitab, et kuigi Vaprus oli super võimalus seal lõpuks viigistada ka. Magnus Villota sellised väravaid on löönud küll oma karjääris, eks ju, seekord mitte. Ja Kalju vastu ka 1-1, kus nagu mainisime ka juba, Levadia tundus nagu nõks parem seal mängu lõpus, aga Levadia nagu ka mingis mõttes nagu paremini käima saanud ennast jälle ja asjad neil on ka üsna hästi. Endiselt teine kaotuseta võistkond ju Kalju kõrval, et 3 võitu, 3 viiki. Ja need 3-st, mis see 1 viik oli? United jah, ja ülejäänud 2 on ju esineliku omavahelistes mängudes. Ja Paide vastu ka, see oli ju selline ka pöörane lõpp, on ju, kus nad olid väga-väga lähedal võidule ja ütleme, mängupildi järgi jällegi olid ju paremad, on ju. Ehk siis kui niimoodi võtta nii Paide kui Kalju vastu, nad on mängupildi mõttes olnud kas paremad või nõks paremad? Levadia on ilmselt praegu mängupildi mõttes liiga parim võistkond, kuigi neil on ka olnud mõned mängud sellised, mis ei jäta liiga veenvat muljet. No see Unitedi liik oli eriti. Aga suures plaanis vist on praegu ma ei võtle, kahe suure vastu on ju... Neid on kõige nagu nauditavam vaadata, et neil tundub asjad kõige paremini sujuvat. See on äge, jah. See on äge, et Tambetuu on mängima saadud. See mängumees ja see värav, mis ta Kalju vastu lõi. See oli ilus. Aga see oli küsimus, mida me arutasime enne hooaega, et kas saadakse, ta on vaja saada mängima meeskonna jaoks. Ta on vaja nagu kontrolli alla saada ja tundub, et Zahhovaiko vähemalt välisel vaatlusel, et ta on saanud ta. Et ei ole sükest mingit tujutsemist, jonnimist. Ja tegemist on tegelikult ju väga hea jalgpalluriga. Ja teine äge asi on ju, vaata jälle, kes on tulnud, on ju, Liivak, Kirss, Skorsov on toodud, et see on Eesti jalgpallivaatist on see tervitatav. Aga... Levadia on see, et täpselt, et sul on külmkapis on mingid asjad täis, need esimesed asjad sa sööd ära või viskad ära ja siis vaatad, siin on ka mingi asi, et täpselt need Liivakud ja Skorsovid sealt tulid ja kes ka väga hästi kõlbavad süüa. Ja, Skorsov oli, kas tema ütles intervjuus, et tahab lüüa, karistuslöögist on veel värav löömata, et tahaks lüüa ja ei läinudki väga palju aega, paar mängu, kui vend lõi sinna taha kulmu ilusti ära. Aga probleemne koht on, mille nad ise ka välja tõid, on ikkagi, et liiga palju antakse penalteid vastastele, et see number, kas 4 viimast mängu on vastasel penalti olnud. Niimoodi oli vist, jah. Igatahes 4 mängu on nad lõpuga nagu hakanud või kaevandki endale nagu augu, et mingid punkte ära anda või peaaegu anda. Et seal on vaja nagu, nüüd veel nädal aega tagasi minna siis selle Nõmme Unitedi vastu või rohkem kui nädal aega tagasi. Siis seal ka terve kaitseliin oli tegelikult nende vigadega hädas ja kollastega, ja veel teisigi mängijaid, et selle asja peavad nad kontrolli alla saama, siis võib see pilt isegi veel paremaks minna. Ja tegelikult ütleme see Tambetuu küsimus minu jaoks, mingi saade ütlesin ka, et minu jaoks ta tundus nagu siuke esimene vend umbes selle eelmise hooaja järel, kelle sa leiad mingi kokkuleppe või saadad kuskil lennukile, et okei, tal lepingut oli, aga me oleme ju varemgi näinud, et neid kokkuleppid on võimalik saavutada, eks ju. Aga Zahhovaiko oli tema mille pealt, seda on mujalt ka nagu kostub, et esimene vend, kes lennukil oli vaja saata, oli tema. Kui sa vaatad eelmist hooaega, ta küll lõi seal mingisuguse arvu väravaid, aga ta oli meil ju üks ikkagi suurim samm tagasi kandidaate seal hooaja kokkuvõttes, kes võib-olla mäletab, eks ju? Ei mäleta. Aga mille pealt? Just see, et ta ei suutnud nagu mänge mõjutada, ta lõi küll mingi 10 väravat, aga kas mingi hunnik väravaid ei olnud nagu sellised nagu tühjad kalorid natukene, et mingisuguse 3-0 mängudes 3. värav ja mingid mitu tükki ühes mingis suures võidumängus ja mingid sellised kas ta mitte ei mänginud tegelikult rohkem vasakul äärel ka, nüüd Zahhovaiko on ikkagi ta sinna ette liigutanud. Torres kasutas teda ju rohkem vasakul äärel, kuigi ka keskel number 9 peale. Ja nüüd Wendell on nagu tagasi ju hakanud mängima ja ma ei tea, kas see on võib-olla selline nii-öelda ramping up, et ta veel ei ole algkoosseisus alustanud, aga praegu on nagu päris keeruline seda koosseisu kohtadelt Tambetuult ära ka võtta. Nojah, Kirss on alustanud praegu ka seal Tambetuu kõrval.
ja Skvortsovi saab ju ka liigutada vajadusel sinna 10 peale või parem kaitsesse. Jah, et aga Levadia ka siis üks võitjatest ja naljakas küll, aga kogu suur nelik tegelikult võib selle nädalaga nagu suures plaanis rahule jääda, sellepärast et Flora sai ka ju 2 võitu kätte Kuressaare vastu ja Vapruse vastu. Ja Flora võib-olla selles suhtes jällegi, et see veenmuse küsimus nagu nende puhul on endiselt õhus, et need mängud, need mõlemad võidud ka tulid ikkagi nagu natukene, eriti see Kuressaare üle tuli kuidagi natukene nagu kangutades, et seal ei olnud sellist, et lööme 3 tükki ära ja chillime, et ikkagi higistada on vaja, aga praeguses Premier League'is tundub, et kõikide võistkondade vastu on higistada vaja muidugi. Flora on Vassiljevi käel ka eelmisel aastal on silma paistnud sellega, et kui esimesel poolajal asjad ei õnnestu, siis ta mingisugused käigud leiab, kas siis vahetuste näol või muudab väljakul midagi olemasolevate mängijatega, et ta ikkagi teisel poolel Flora on suutnud kas või jõuga need punktid ära võtta. Okei, sel hooajal nüüd on alles 3. võit ja meil on 6 vooru mängitud, et ega see punktisumma ja tabeliseis nüüd Flora jaoks ülemäära hea ei ole, aga just see viimane nädal see kõvasti ikkagi tõstis nende lootusi. Ja ega Vassiljev on ka koosseisuga ju maletanud siin katsetanud, et nüüd on ikkagi 4. kaitseliin, kus on Kukk on ääre peal, eks ju, ja Kalmõkov mängis ju just ääre poolkaitses, et seal seda sellist erinevaid valikuid ja katsetamisi on ka päris kõvasti olnud, et nagu sellist võib-olla sellist päris ideaalset algkoosseisu ei ole veel nagu üles leitud. Mängude lõikes jah, nagu erinevate mängude lõikes, aga ühe mängu võtmes, siis ta nagu ülemäära palju seal ei rapsi, et ta tundub, et ta usaldab neid, kelle ta sellel päeval põhikoosseisu on valinud ja meenub kohe, kas oli see kõige parem tõestus selle kohta, kas see oli karikamäng Unitediga, kus ta pani ju vahetas kogu koosseisu välja sisuliselt. Esimene poolaega ei toiminud. Mina kodus veel vaatasin, et okei, siit tuleb mingi, 3 vahetust korraga poole ajal. Ei olnud ühtegi. Ja suutis ikkagi selle mängu kuidagi ümber keerata. Ja seal tulid ju mingi 60. tulid need ässad sisse. 60. tulid ässad sisse, jah. Enne seda oli mäng ümber pööratud. Seda küll. Et midagi, mingi nõks tal seal on, mida ta oskab riietusruumis öelda või mis nuppe vajutada. Seal on ka ju, me oleme sellest rääkinud, et neid võtteid on seal ju päris lai amploa võtta, et mida öelda, kas raputad või räägid rahulikult või mis sa seal teed. Et seda ta oskab nagu. Ma arvan, et selles on ta tugev, et otse nagu meeskonnaga rääkimises ja kuidagi mingisuguse motivatsiooni või tekitamises või enesekindluse süstimises. Aga Flora puhul võib-olla naljakas on mõelda, okei, meil on 6 mängu mängitud, on ju väga palju ei ole, 6. hooajast, aga Flora sai nüüd 2 võitu kirja ja nad on endiselt viimasele kohale lähemal kui esimesele punktile mõttes, et 7 punkti Kaljuga ja 6 punkti Vaprusega on vahe. Flora kohta veel midagi? 6. Vaata, Vaprus on viimane ja 6 punkti on viimasest. On Flora kohta veel midagi? Või lähme edasi? Peale selle, et karistusalas kohtusid Põder ja Kukk. Ja loomade jalgpalli. Jah. Kukk tegi põdrale haiget. Nii et suur nelik on meil läbi võetud, aga paar sükest võitjat on ikkagi ka sealt alumisest seltskonnast FC Kuressaare, kes andis siis Florale kõva lahingu, aga kaotas nagu kipub olema, ainult see Kalju mäng vist on neil läinud sel hooajal ju aia taha, et teistega suurte vastu on nad ikkagi kõvasti mängus sees olnud, aga lõpuks ikkagi kaotanud. Aga siis Harju vastu pöörati asi lõpuks resultaadiks sarnaselt sellel Tammeka võidule 3-2, eks ju, aga siin oli ikkagi mindi 3-0 juhtima ja lõpuks lihtsalt Harju oli 2 tükki tagasi, aga Kuressaare, kes siis ilma Riko Piilita pidi mängima, kes siin väikese vigastusega natukeseks väljas, Jürisoo ja Talu hakkasid tegema selle eespool Harju vastu ja nagu ikkagi arvestades seda, kui nagu teistsuguste või väheste vahenditega nagu Kuressaare justkui tegutseb teiste võistkondadega arvestades, siis Sander Posti ja tema tiimi tuleb kiita. Jaa, päris ägedalt need noored ründamängijad just Kuressaarel teevad. Jürisoo on kuidagi, ma ei ütle, et ta nüüd Kalevis kuidagi oleks nähtamatu olnud või halvasti mänginud, et ta oli mingi 100 Premium Liiga mängu ja mõned väravad. Kuidas ta nii palju on, et kuidagi nagu ründavat mängijat
okei, see Kalevis mängid võib-olla see 1/3 hooaeg välja arvata, aga sa üldiselt ei löögi palju väravaid ilmselt, kui see ründaja. No ja mõned ikka võiks tulla, tal mõned üksikud ka tulid, aga kuidagi ta on nüüd avanenud, mulle tundub, et ta nagu naudib ka ja ükskõik, kes tal seal vastas on, ma mäletan seda mängu Levadiaga, kus ta liivakust läks mitu korda üsna lihtsalt mööda, ta julgeb ette võtta, tal on korralik tehnika, nagu nägime, tal on ka korralik löök, ta on nagu selle löögile eelnenud see dribling ka, ta sai ju mingi pika palli ääre peal. Ei, see driblinguks, see oli parema jala välisküljega nõks mööda ja siis teise siseküljega kohe kaitse selja taha. See oli dribling, aga see tasub pöörata tähelepanu sellele, tal tuli pikk pall sinna äärde, kuidas ta selle palli alla võttis, minust parema jalaga vasakus ääres üle pea tuleva palli. Vot see oli jõdööver. See oli ilus, aga kokku ja siis traageldas veel siukse asja kokku ka, et ma ka veel märkisin üles selle mängu kohta, et need Demidov, Talu ja siis Jürisoo ja Kivi, et need on päris tasemega mängumehed seal Kuressaarel ja kui nad veel siukseid asju suudavad väljaku peal näidata ja selle nagu timmidega resultaadiks nii-öelda meeskonna mõttes kui ka isiklikus plaanis statistika suhtes, siis sealt võib päris ägedaid asju tulla. Et omasuguseid on võitnud ja nüüd nende graafik läheb ka ju natukene lihtsamaks, ehk siis tulevadki Kuressaare jaoks need mängud, kus nad peavad hakkama punkte võtma, ehk siis Narva võõrsil praegu ja Vaprus kodus 2 järgmist mängu. Et kui me siin fantasist mingit ka räägime, siis Kuressaare need mehed, nagu ma viimast sellest tipsterist ka kirjutasin, siis need võiksid olla praegu päris heas hinnas, et kusjuures ma tõin just Jüri Soe Talu välja. Õigu rahul ta on endaga, õigu rahul. Ei no rahul oleks siis, kui ma oleks nad ise ka sisse toonud, aga nii palju mune ei olnud. Sa jagad soovitusega ise neid ei kasuta? Ma ei saa kõiki neid ise kasutada, et soovitusin alati natukene rohkem kui neid nii-öelda käike, mis üks võistkond saab teha. Aga jah, selles suhtes Kuressaarel ikkagi magus võiti, aga endiselt muidugi saame rääkida sellest, et võib-olla kui seal mingil hetkel peaksid tulema vigastused sisse, et siis seda sügavust pole seal liialt palju, seekord oli isegi Harjul oli päriselt pingil rohkem mängeid kui Kuressaarel on ju, et seal Rõivassepp, Leiva tegi ja üks need Vahermäed mõlemad on ju, Aston Visse. Selle Vahermäega seoses, seal oli kommentaator ütles, et ajalugu on tehtud. Mis ajalugu? 2 venda koos olid platsil vist. Varem pole olnud Eestis või? Ei, selles suhtes nemad konkreetselt. Selles mõttes. Nende pere ajalugu, jah. Okei, selles mõttes, sest ma mõtlesin, et kommentaator mõtles, et pole varem nagu Eesti kõrgliigas vendasid koos platsil olnud, aga ma hakkasin mõtlema ja ega ma peale vendade Puride, vendade Kägod olid ka koos või? Välja midagi ei suutnud mõelda. Anierid ka mängisid Floras mingit. Õige muidugi. Anierid on koos väljakul olnud. Eks neid on ikka olnud kindlasti, Ojamaad on praegu Paides mõlemad ju. Jah, Ojamaad. Ka tuleb jah, sest ma korra ehmatasingi ära, et kommentaator ütles, aga siis, kui oli nagu nende pere ajalugu, siis jah. Kunagi ilmselt tennistid ka võib-olla mängisid koos või? Kus kohas? Aga... Ei mänginud, Timo mängis Tammekas ja Narvas. Kas Taio ei olnud ennem Tammekas, ta oli ju SK10, tuli otsa Levadiasse ja siis pani siit välismaale. Olgu nii. Unitedis on ka mingid vennad, ei ole? Ei ole, seal on Õunapuul on noorem vend, aga tema ei ole esindusmeeskonnas. Ta mängis aga mingid mitte samal ajal vist. Kas nad 2 aastat tagasi, siis ta ei olnud ka mänginud? Ta mängis Premier League'is küll, see noorem vend ka. Bruno. Jah, Bruno on ju, aga minu arust see oli siis, kui Egert oli vigastatud äkki või? Aga ma pead enne. Paltsid, aga nad ei ole praegu samas võistkonnas. No ühesõnaga, selles suhtes küsimust ei ole, et vennad on varem ka koos mänginud, lihtsalt siin olid nemad olid konkreetselt esimesena, sest see noorem ju alles tegi Premier League debüüdi siin mõned voorud tagasi. Nii et jah, Kuressaare mängib, ütleme, ei tahaks öelda üle oma võimete kindlasti, vaid nad on suutnud nagu nendes vajalikes kohtades need punktid ära võtta praegu. Ja ka mitmete suurte vastu on nad lähedal olnud sellel punkte näpistada, et Florant panid ju korra ikkagi nagu boksis panid korra nagu nööridele, aga ei suutnud seda otsustavat lööki ära teha. Tabeli alumises pooles ilmselt kõige meeldivam üllatus, kuidas Kuressaare on sel hooajal mänginud. Jah, ja see ei ole see Kuressaare, et me nüüd hoiame kaitses kõva ja tavame pikka ette, vaid nad ikkagi väga paljudes mängudes on ju ka palli rohkem hoidnud ja ise rohkem rünnanud, et see
ei ole selline kurekaikad enam, mis võib-olla 10 aastat tagasi oli. Oli see küüd nimi? Mina ei öelnud, Sander, mina seda ei öelnud. Ei, ma küsin 10 aastat tagasi, sa olid mängija toona, kas ma mäletan õigesti, et selline nimetus oli selle võistkonna? Ausalt, ma ei ole kuulnud küll kurekaigastest. Ei ole ausalt, nagu päriselt ei ole. Aga jah, see meie podcast saab siin ka osa krediidist endale, aga sellest räägime siis, kui Kuressaare hooaeg läbi saab ja neil kõik õnnestub. Ja teine, ütleme siis alumise poole või eeldatava alumise poole sats, kes võib selle nädalaga rahule jääda, on ju Nõmme United. Ehk siis Paidele jäädi küll alla, aga Transis sõideti siis ikkagi tugevalt üle ja Unitedi teine selline suur võit selle hooajal, ehk siis Vaprus 7-1 ja Trans 5-1. Nõmme United ilmselt ajaloo kõige nagu turskem võit üldse. Ehk siis nagu kõige tugevama meeskonna üle nagu kodukamaral. Keda nad võitsid siis, kui Uurapuu oli värav? Ta lõi Florale värava, aga nad ei võitnud või? Viiki jäi, jah. Viiki, jah, väga võimalik. Ajalooliselt võtame ikkagi Narva on olnud nagu siuke kogu aja kõrgliigas on medalipunt. Suurtele kandadele astunud, et selles mõttes oli mitte skoori mõttes ma ei mõtle, vaid nagu just staatuse mõttes. Aga United on selgelt kogu liiga kõige resultatiivsem meeskond praegu. Fika fuuga vist, jah. 3 väravat rohkem kui ükski teine võistkond. Need 2 suurt võitu on kindlasti 12 väravat 16 vist on jähtele 2 mängu pealt. Aga on tulnud. Ja see Paide-mängust see Transi üle, see võit oli ikkagi päris kihvt selles suhtes, et Transi seisukohast me veel räägime sellest mängust, aga ta Costa Vuusu on ikkagi selle hooajal olnud üks nagu selliseid ootamatuid särajaid, et võib-olla kellelt nii palju ei oodanud. Saka lõi otse nurgalöögist värava, väga Sakaria Beglašvililt kasi, mida teha. Ja kaitse küll endiselt nagu natukene on haavatav, aga samas nad ei ole kõige rohkem sisse läsnud ja ei ole isegi mitte vist top 3-sse. Ma eeldan, et kui meie siin mikrofonide taga räägime mingitest palli taga mängimistest või rest defense'ist või kontrate või poolkontrate kaitsmisest, siis ma võin mürki võtta, et ega see treenerite staff seal samamoodi vaatab numbreid, vaatab mänge ja oskab neid asju veel paremini näha kui meie ja siis paneb sellele tähelepanu, seda treenitakse, seda harjutatakse, et see välja juurida ja nüüd Narva mängus oli seda mingit arengut juba selles faasis ka natukene näha, aga seal on veel kõvasti nagu arenguruumi, et taga nulli on ka ikkagi vaja. Jah, nad olid väga lähedal sellele, selles mängus Levadiaga. Sest nad ei löö iga mäng siin hooaja lõpuni 3-5 väravat keskmiselt mängus. See ei kõla reaalselt. Palju nad 2 aastat tagasi debüüthooajal nullimänge tegid? Ka mitte palju. Lõid 22 väravat. Seal oli 1-0 Viik hooaja alguses Kaljuga. Kui selle Levadia mäng oli, ma uurisin huvi pärast välja, et kui palju nad, kas oleks nende esimene nullimäng Premier Leagues, aga oleks olnud teine. Et Kalju ja Levadia oleks olnud päris uhke seeria. Aga see nullimäng on asi, mida nad ei ole veel suutnud teha sel hooajal. 16-12 väravata vahe 6 mänguga. Peaaegu 3-2 keskmiselt. Lõbus võtt. Jah, Brasiilia. Kindlasti ei ole see meeltmööda ikkagi peatreenerile ja treenerite staffile, Aga see huvitav strateegia, mida võtta, ma ütlen siuke nagu see... see ei ole strateegia, ei ole siuke võetud. See on lihtsalt mingid asjad on longanud. See stereotüübi Brasiilia, et lööge palju tahate, me lööme ise rohkem. Praegu nagu on niimoodi. Neil on mehi, kes seal ju ikkagi mõikavad seda palli võrku settida ja kui terve selle hooaja on ju Õunapuu ka tulnud pingi pealt, Õunapuu-sugune vend tuleb pingi pealt, ta annab kohe ju tegelikult juurde, värskeid alati on päris kiire, ta on tugev. Õunapuu on 3 väravat läinud, kusjuures sinna vahetuste tulemiste pealt. Aga ta on tugev, ta tuleb, annab kohe lisakäigu ja ta ei ole niimoodi, et tuleb, teeb oma minutid ära, et ta ikkagi tuleb ja ta on kasulik ja ohtlik. Et saab näha. Mätas on ka jälle tipuründajana ennast leidnud ja Järvelait teeb Asakule RLS-i. Ta on ka ikkagi pidevalt seal ründemängus nagu actionis sees. Jah, et ründemängus neil on okei. Nüüd Narva vastu seal muidugi vastaste väravaht või Narva Transi väravaht nagu pani kõva osa selle
pani oma osa kõva osaluse seal, et see nii läheks, aga jah, Nõmme United võib praegu suht rahul olla. Jah, samas see tabel on nii mõnusalt tihe, et sul ei ole nagu seda, et oleks nagu kuskil midagi turvalist. Ei no tuleb sul seal üks mingi 3. seeria, ma ei tea. Ei no praegu lihtsalt ma mõtlen seda, et United on nii-öelda sellest tagumise või ülemise neliku tagumistest võistkondest, eks tagumisest 6 on ainult Harju neist eespool on ju tabelis. Aga samas nad on ainult 1 punkti rohkem saanud kui eelviimane võistkond. Et sul on nagu täpselt see, et sul on väga lihtne sinna täitsa tabeli lõppu ka kukkuda, aga sul ei ole ka väga palju minna, et sinna ettepoole tõusta ikkagi suuremasse mängu. No võiks ju iseenesest niimoodi lõpuni välja minna see aasta. Haiseb küll selle järgi. Loodetavasti jah, siuke mõnus Poola see ekstraklassa vibe, kus praegu on ka ju... Ja, aga tegelikult ma hakkasin mõtlema sellele juba eelmine nädal, et ega see maailma jalgpall ju liigub, need suurliigad on üldse kuidagi liikunud selles suunas, et meil ei ole, kui me varem rääkisime seal, mingi vahe oli City Inglismaal, City ja Liverpool tegid neid 100 punkti hooaega. Juventus Itaalias, Bayern Saksamaal, nad on nüüd võimsad, et natukene seal ikkagi need ütleme siis tabeli teine pool või natuke nõrgemad satsid on ka ikkagi suutnud nagu sammud edasi teha ja siukseid asju nagu, ma ei tea, Juventus mitu aastat järjest võitis seal Itaalias. 10 vist oli ju. Mida sa vaatad sellest? Aga no lihtsalt see on nagu natukene nagu see Poola näide nagu eriti hea, kus Martin Kuuse Katovitšil on ju 6 vooru on lõpuni, seal on 18 tiimi liigas, eks ju, päris suur liiga. Ja nad on hetkel 7. kohal ja neil on 6 vooru on lõpuni. Neil on täiesti võimalik tulla meistriks ja täiesti võimalik langeda välja veel nagu endiselt. Ehk see tabel on nagu nii koos. Esikohal 46 punkti ja ütleme eelviimane koht 33. 13 punkti vahet esimesel ja 17. kohal. Viimane koht on seal natukene tahapoole jäänud. Iga punkt on päris kõrge väärtusega. Seal on väga rets nagu, et seal on lihtsalt ütleme 9. kohast 17, 37, 37, 37, 35, 34, 34, 34, 34, 33 punkti. Aga juhib Poznani Lech 40. Kellega Kuuse koduklubi eile Viiki mängis. Ehk kui Katovitš oleks selle eelse mängu võitnud, siis nad oleks liidrist 3 punkti kaugusel olnud. On nii, jah? Jah, praegu on 6 punkti. 2 punkti juurde, Lehilt 2 punkti maha, jah. Ei, 2 punkti kaugusel oleks. 2 või? Jah. Okei. Täiesti haige. Sõge liiga, ekstra klassa. Aga ütleme see väike sidebar kõrvale, et lähme siis kaotajate juurde. Sellepärast, et kaotajaid saab välja tuua 4 ja üks võib-olla kõige sellisem konkreetsem kaotaja on Harju Jotka Laagri, kellest me eelmine saade rääkisime ju vaata, et ülivõrretes meeskond, kes läks siin liidriks tõusma, aga sai siis hoopis nädala jooksul 2 ikkagi päris valusat kaotust, kõigepealt siis Kalju käest, sellest sa Markus ka natuke rääkisid, eks ju, miks see mäng võis niimoodi minna ja siis ka Kuressaare käest, millest ka me natuke sellest mängust juba rääkisime, et sellest maagist nagu õhk lasti nädalaga üsna välja, kuigi midagi halvasti ei ole Harjul endiselt. Kihvt oli see, kuidas ka Harju klubina mängis selle nädalasisese mängu Kaljuga nagu suureks ikkagi. No see oli suur mäng. Faktiliselt oligi liidrite lahing ja publiku rekord mingi 600 midagi oli, eks ju, lõpuks. Kõik oli ümbert ka siis, sinna tribüünil mahub palju kokku, 300. Tribüün 200. Ise on vist mingi 300 äkki, jah. Siis jäävad väikseks sellisteks mängudeks, meil oli Harjus oli täis maja nädala sees, Hiiul oli pungil maja, et siin mille üle nuriseda. Väikseks jäävad tribüünid. Tegi suuremaid linn ja riik ja mis kõik veel on. Eriti naljaks, et Harjul just ju eitati see tribüün sinna. Et seal ruumi on, kuhu veel midagi eitada, aga see selleks Lauri Kajari ka seal tegid ju Kurele kordamööda kingitusi, et seal nagu ise ka natuke kaitses ikkagi oldi lohakad ja seal ei suudetud nagu sellest oma staatusest kinni hoida, siis mis neil nädal aega tagasi veel oli. Sa nägid seda mängu või? Ma nägin seda Kuressaare mängu, jah. Mina ka nägin. Seal minu arust see, mis nad üritavad teha, on väga kiiduväärt ja neil on mingi mõtestatud mäng seal, mingid käigud, mida nad kasutavad, aga lihtsalt nüüd konkreetselt selle Kuressaare mängus siis nad jäid rünnakul jäi niisugust teravust või otsustavust või õnnestumist vajaka.
et tegelikult seal nende mängus on näha sellist läbimõeldud tegutsemist, trennis läbi käidud asju ja siis ka selle nagu tõstmist mängudesse, et ja samas ka mingisugust loomingulist ja samas on jah, me sellest rääkisime, et lastakse nagu jalgpalluritel olla selline loominguline ja teha nagu vabakunstnike asju. Aga kõik need, ma ei tea, ülesehituses, kuidas see Harju Väravaht, ütlen nüüd see nimi, Vainula, kuidas osaleb ülesehituses, kuidas, kui panite tähele, astub, kui keskkaitsed seal omavahel tiirutavad seda palli, astub seal julgelt kastist välja, osaleb, on nagu +1 siis ülesehituses, et seal ei ole vaja kellelgi muul nagu nii lähedale tulla, et see Väravaht võib seal ka vasakule paremale või number 6 lükata ise. Et sellega, mingid sellised lükked. Aga lihtsalt selles mängus, seal vastase kastis, kas siis Kuressaare hea tegutsemise tõttu või lihtsalt kehva päeva tõttu nad ei õnnestunud. Ja tegelikult ei muutunudki nagu ülemäära ohtlikuks Kuressaare väravale ju. Jah, kuigi 2 väravat lõpuks löödi, aga... Ei no lõpus viimased 10-15 minutit, jah, nad lõpuks juba suutsid midagi tekitada, aga enne seda mitte midagi sisuliselt. Jah, hilja peale jäid natuke. Kui seal olid, muidugi see kross, mis tuli, oli see Reimaa, kes lõi peaga. See kross, mis sealt pandi paremalt, oli see nurgalöögist, on ju? See oli ju üle prahi kross või see nurgalöök. Rudenko väravasööt. Neid on ikka sel hooajal saanud päris palju juba kirja. 3-4 on ju. Järgmised mängud siis United võõrsil ja Paide kodus. Harjul? Jah. United võõrsil? See tuleb päris äge mäng, ma arvan. Tuleb. Ja see Paide kodus on ka, Paidel seal laagris just ikka mitu korda on läinud ikka kas väga raskeks või eelmine hooaeg oli see, kui nüüd suurelt kaotsid seal ju isegi, kes oli mingi 4-1 mäng või 3-0, mis Harju tegi seal vahepeal, et see tuleb ka päris kihvt lahing, aga seda ägedam on see, et Premier Leagues ega meil neid kihvtisid mänge on nagu rohkem kui mitte kihvtisid, praegu seisuga küll vähemalt. Meeskond, kes sai oma 5. kaotuse järjest, Pärnu Vaprus. Sel nädalal Levadia ja Flora olid vastased, ehk siis oligi võib-olla tavaliselt keerulisem neid punkte võtta, aga kuidagi nagu on selline tunne, et mängus ei suudeta ka nagu sees olla sellisel viisil, nagu suudeti eelmisel hooajal seda tulemused ka järele ei tule ja kriis või? No ma ei tea, pigem jah, väike mõõnaperiood, aga ma ikkagi arvan, et kuna nüüd on saanud need mängijad tagasi, kes siin eelmise hooaja lõpus olid väljas selle hooaja alguses ka, nüüd nad paar nädalat on saanud korralikult terve võistkonnaga treenida, ma arvan, et see vaikselt läheb paremaks ja tegelikult ju need mängud, mis need olid Flora ja Levadia vastu, tegelikult nad ei jäänud ju mingi kummalegi selgelt alla, nad olid ju kenasti mängus sees. Võib-olla võimaluste tekitamine, see jättis soovida, aga kaitseplaanis ju enam-vähem juba asjad tunduvad olevat. Jah, mingis mõttes küll. Nende õnneks on seal ees selline, nagu sa kirjeldasid, et 3 punkti siia, 3 punkti sinna, see on nende õnneks praegu. Ilma naljata sa võtsid mul selles suhtes sõnad suust ära, et ma hakkasin ütlema täpselt sama lauset nende õnneks ja täpselt sama, mis sa hakkasid ütlema, et seda vahet ei ole nagu ees sisse kärisenud. Neil on 3 punkti ja ees on seal ports 6 peal olevaid võistkondi. Et kui Pärnu suudab... Järgmised mängud Vaprusel, Tammeka ja Kuressaare, ehk siis võtmelahingud nende kahe järgmise võistkonna vastu, et kui nad seal ka nüüd käima ei saa ennast, siis on väga pahasti. Kui nad seal näiteks 2 kaotust saavad, siis on vahe sees. Aga kui nad sealt hakkavad punkte võtma ja Vaprus on seal suures mängus tagasi. Kui sealt võtad ütleme suures mängus, aga seal tabeli keskel tagasi. Sealt võtad 4-6 punkti ja siis oled rahulikult, jah. Ma ütlen, Vaprusel tulevad väga-väga korralikud võtmemängud nüüd järgmist 2 vooru, need näitavad ilmselt tunduvalt rohkem siis Vapruse selle hooaja kohta ära, kui nüüd ütleme see möödunud nädal siin. Aga selles mõttes, et järgmine voor on meil nüüd tuleb nädala sisest ei ole, nüüd on nädalavahetusel. Ehk siis sa pead ikkagi nädal aega marineeruma seal sellises olukorras, et ega see ka lihtne ei ole, et poisid ju ise ilmselt saavad ka aru, vaatavad tabelit ja saavad aru. Aga siis tuleb ka nädala sisene voor otsa pärast seda, et eks siis aprill on mõnusalt jalgpallist tiine. Jah, 8-9 mängu on vist enamustel puntidel siin 6 perioodi jooksul kokku. 7-8 oli, päris palju oli. See kõlab natuke palju, aga... Ei 7-8 võib küll olla, jah. Kui panna esimene mai on, minu arust ma rääkisin Nikita Andreeviga rääkisin ta, kui ma käisin siin kuu alguses mingit mängu tegemas, siis ta ütles, et koos esimese mai mänguga praegu on 3 vooru mängitud, eks ju? Aprillis? Jah.
Siin nädala sees ei ole kellelgi mängu, siin ei ole ka karikat, siis tuleb nädala lõpus 4. voor, eks ju, siis on nädala sisene 5, nädala lõpus 6. voor ja jah, seal Flora Harju alustavad 7. vooru 30. aprillil, nemad saavad nii-öelda ühe mängu veel 7. mängu ära, teisel on 6. Ja siis tuleb kohe 1. mai või? Siis tuleb see 1. mai ja siis pärast seda tuleb siis karika poolfinaalide nädala sisene voor. Ei no tummiselt on mänge, jah. Mitte jah 8-9, vaid 7. 6 äärmisel juhul 7, jah. Vot, jah, igatahes Vaprusel siis need kaks järgmist mängu on võib-olla need, mille peale siis kõige rohkem neid panuseid panna praegu seisuga. Ja kaks võib-olla kõige suuremat kaotajat siis mingis mõttes... No üks on ikka kõige suurem kaotaja. No kumb? No Trans. Kaotasid Mark Maksimkini. No ma võib-olla argumenteerin sulle vastu, mina ütlen Tammeka, me ei tea veel täpselt täna kindlasti uurima, aga kui nad kaotasid Richard Haalandi, siis see on... Haalandi, siis see on Tammeka võib-olla isegi suurem kaotus kui Maksimkin Transile. Aga ütleme, võtame Transi kõigepealt ette. Võitsid küll Tammekat, eks ju, ühe võiduseid kirja tegelikult selles mängus, kus Maksimkin siis vigastada sai, aga see Unitediga mäng, mis siin otsa tuli, oli ikkagi pärast košmaar. Danil Pareiko, kõik õudusõne, nad said seal ühes mängus sellisest reaalsuseks, eks ju. See oli nagu üllatav, sellepärast, et pärast seda esimese vooru mängu Harju vastu... Eelmise voorus ta ju säras. Esimese oli neil Harjuga oli esimene voor. Kus ta seal oli natuke ebakindel. Pärast seda, ta tegi ikkagi väga-väga korralikke esitusi. Aga see oligi see oht, millest me rääkisime ju alguses, et noorte väravahtidega, see on vaja sisse arvestada selline asi, et... Jah, see kooliraha on ju, täpselt sa loed jälle minu märkmetsid. Et see on vaja sisse arvestada, see oli ebaõnnestunud mäng, see kõik need välja tulek, väravaht seal, mis värav see oli, kus see liini taha tuli, ta otsustas, et ta nüüd tuleb, tal läks natuke aega, et mõelda, mida ma nüüd teen, kas tulen välja või jään joonele, siis ta otsustas, et ma lähen välja ja vot siis hakkab see kõige suurem viga, mis niisuguses olukorras teha saab. On see, et muudad ümber oma arvamuse, et siis seid seisma ja siis hakkad taganema. Aga sellel hetkel, kui sa taganema hakkad, siis sa saad aru, et nüüd on tuksis. Jaa, aga selles samas olukorras seal oli see Ovuso, kes selle tõsta tegi. See, kes jooksis Burjanatse ära, ta jättis Burjanatsest ikkagi päris sellise mitte hea jalgpalluri mulje. Ma vaatasin alguses ka niimoodi ja siis mulle tundus, et Burjanatse nagu ta nägi, et Pareiko tuleb vastu, et ta nagu sellepärast natukene tõmbas tagasi, et ta ei pannud nagu lõpuni välja, aga mulle tundus ka algus, et okei, Pareikot kõik süüdistavad, aga mis asi, kuidas see Burjanatse nagu nii aeglane oli seal on ju. Et jah, seal oli nagu natukene võib-olla kobarkäki lõhna õhus, aga Pareiko ikkagi, see teine värav, mis oli ka ju ikkagi Mätas lõi seal, nägi lihtsalt halb välja, kui sa tuled nagu väravaina natukene vastu, just ta ei tulnud vastu, on ju. Ja siis ta jäi sinna, tal löödi nagu külje alt värava keskele. Mätas, et nagu täiesti kohutav finishing tegelikult. Sa lähed värava peale, siis sa lööd nagu põhimõtteliselt keskele, aga ikka läks sisse. See on kuidagi, ma juba kui telepildist oli näha, et seal kuidagi see Pareiko jättis selle Mätase jaoks siis selle tagumise nurga nagu täiesti vabaks. Ta ei tulnud nagu vastu, ta jäi nagu joone peale kuidagi tardus sinna, et seal võib-olla oli jälle see, et... natuke väljaspool kui joone peal, seal oli ka vähe. Ta ei olnud jah värava joone peal, aga ta ei tulnud nagu vastu ka, et seda olukorras eeldaks ju väravalt, et ta tuleb vastu seda nurka väikselt. Kui meenutab, võta nüüd see võrdluseks siis Trans võõrsil Nõmme Kaljuga, kus Pareiko kõik need nurgad jooksis kinni, hüppas väravast välja. Seal oli väga hea mängu alguses. Nagu täiesti teistsugune mäng on ju. Aga jah, mis sa teed? Esikina, või ütleme, nurgalöögist tuli veel värav ja siis ta lõpuks ju sai veel punase kaardi ka veel teise kollasega põhjustusel penalt, et täielik nagu jackpot, nagu kõik asjad, mis juhtuda said, mis juhtusid ära, et oleks vigastada ka saanud. See nurgalöögist, siis mitte midagi tal ei tehtud ka, üritas lihtsalt oma nahka päästa. Jah, ma olen nõus ka, et seal kindlasti viga ei olnud, aga panite tähele, et see, kuidas ta see sama nurgalöögi värav, et kuidas ta läks kohtuniku juurde pärast, kui ta lõpus sai selle punase kaardi, et kuidas seal üritas seal midagi seletada, kuidas ta siis väljakult ära läks. No, nii üks ühele isa Sergei Pareikoga, võib-olla isegi ta kõik see tema käitumine, kõik see tema liigutused, tema olek, see on Sergei kaks on ju. Mingi kaamerat oleks sinna riidesruumi juurde. Ei, ta on rohkem Sergei kui Sergei ise. Ja Sergei oleks seal ikka natuke rohkem lärmi teinud, mulle tundub, et seal nagu natuke arenguruumi jäi. Et seal mingit seda DNA testi pole vaja, et seal on kohe aru saada, et... Seal on kindel, et Sergsi laps.
aga noh, kas nüüd Pareiko kaotas esikinda kohe ära? No järgmiseks mänguks küll. Järgmiseks mänguks küll, aga noh, kui ma eeldan, et see Zaharov on ilmselt, kes võimalus saab, et kui seal nüüd... No kui Keerot ei panda, jah. Keero oleks võinud ikkagi selle penaltil mingi hüppe teha ju ainult kuhugi. Kuhu sa hüppad? Mida sa hüppad? Väljaku mängija tõrje oli see, jah. Kuhu sa hüppad seal? Ei no kui sa juba lähed sinna väravasse, siis aima... Pane külg maha, no. Pane külg maha lihtsalt. Mäng oli kohe läbi niikuinii. Äkki saad penalti tõrje kirja CV-sse. Kuressaare kodus ja Flora võõrsil. Ehk siis Kuressaare kodus seal on varianti küll ju, et teha mingi hea mäng on ju ja saada siis esikoht või esikinda koht endale. No nüüd poiss saab ju nädal aega harjuda selle mõttega, et see äkki üldjuhul võiks ju kasuks tulla, et sa saad valmistuda, saad oma pea paika panna, et sa nüüd mängid, aga pahatihti jällegi tundmata seda mängijat, siis seal võib olla võib mõlemad pidi minna, et sa jõuad selle nädalaga jõuab sul peast läbi kõige Zaharov ju eelmine aasta ka ju sai ühe mängu vist lõpus küll. Lõpus vist äkki isegi mitu. No ja see ei päästa nüüd järgmise nädala või selle nädala mängu lõikes, et sa eelmine aasta ühe mängu kirja said. Ja selles suhtes, et tal ei ole päris esimene kord, et oleks ta nüüd täiesti tundmatuse kohas vette visatud, aga lihtsalt Transi puhul kuidagi see, ega me ei saa üle ka ümber Maksimkini vigastusest, eks ju, mis ka ilmselt seda mängu mõjutas, on ju. Mis oli siis ka meie loetum uudis, Maksimkini esimene intervjuu selle väga pika puuga, eks ju, selle intervjuu või selle vigastuse järel. Ja see vigastus ise ka, see oli ikkagi selline asi, mis jääb paraku meelde, et ega me hakkasin mõtlema, aga Premier Liigas sellist tüüpi luumurde, mujal jalgpallis meil ikka tuleb meelde, on ju, aga mul ei tundki meelde, kas... Anton Sereda. Kihlveopettur kunagi Pärnus minu arust murdis samamoodi. Aga ma ei tea, kas oli lahtine. Aga jalg oli igatahes katki samamoodi. Ja seal ikkagi see on ikka rets asi, jah. Mina vaatasin ühe korra seda kordust. Õnneks mul jäi seal see kordus, mis Sokranetis oli, seal jäi mingisugune vend jäi ette selles kaamerapildis. Aga ma hakkasin mõtlema, et kas sellistes olukordades üldjuhul kohtunikul ei ole suunist, et kui ta läheb sinna, kohtunik, ma ei tea, kes seal oli, läks ka natuke kuidagi suht rahulikult sinna sellesse olukorda. Frischer oli vist, jah. Et kui sa jõuad sinna ja näed sihukest pilti, kas siis automaatselt punast ei tule? Ei, selles suhtes oleneb ju. Minu meelest seal olukorras selles suhtes oli isegi aus, et sealt ei tulnud mingit, seal ei vilistatud ju vigagi lõpuks tegelikult. Et see oli pigem ikkagi, mul tundus väga õnnetu asjade kokkulangemine lihtsalt, et seal ei olnud mingisugust muidugi lihtsalt mul tundus, et seal ju see Tammeka, see Manuel oli vist see, ta ju vist mängis palli põhimõtteliselt ja siis lihtsalt kuidagi pärast seda palli mängimist need põrksid kokku, et ja lihtsalt jäi see jalg niimoodi pahasti, et see Manuel vajus sinna peale. Aga jah, see ikkagi tavaliselt on selliste asjade puhul on see, et tehakse see üks op. No siis nüüd on ikkagi väga alarmeeriv on see, et siin ikkagi juba 3 on tehtud ja 4 on ees ootamas, et seal ikkagi sisuliselt läks kõik, mis oli, läks pooleks. Ei no selles suhtes, me enne korra Krisiga rääkisime ka, et vaata, kui sul tavalises olukorras on see, et sul kui sul näiteks hüppeliiges sõidetakse sodiks või niimoodi Sapinil juhtus Iisraelis, kui sul põlv läheb 100 kohast, et see on tegelikult tunduvalt raskem vigastus kui see, kui sul lihtsalt sääreõlu keskelt läheb krepsi pooleks, aga lihtsalt seal... Ja, aga seal oli mingi veresooned juba ka. Simkini puhul oligi see lisaasi, et kui seal mingi veresoonte teema ja selline asi on, siis see kindlasti komplitseerib, et ütleme lihtsalt nii-öelda jutumärkides puhas murd, see on suhteliselt lihtsalt koeline vigastus. Aga seal oli ikkagi, nagu mina aru sain, siis ikkagi seal oli lahtine. Ei no lahtine luumurd ongi see, et sul ei pea veri lahti olema, aga lihtsalt... Aga seal oli selles mõttes, aga seal oli ikkagi veri ka lahti. Ma sain nii aru. Jah, seal õnneks üks näha ei olnud, on ju. Jah, et seal olid ikkagi, ja siis olid veel luutükid, on ju, ja siis veel need veresooned sinna juurde. Et seal ilmselt, muidugi, kõik see on ilus, et ootame tagasi platsile, aga praegu ilmselt on peamine eesmärk see, et noor mees ikkagi saaks jala korralikult alla, et kõigepealt täisväärtuslikku elu edasi järgmised 80 aastat elada. See on number 1 ja siis saab hakata vaatama muid asju. Et pulli pärast andsin ka, söötsin ette AI-le, et kõige tuntumad nimed, kes sellisest sarnasest vigastusest välja on tulnud,
lapsepõlves neid on vähe tegelikult, kes on nagu edukalt tagasi tulnud. Arsenali Eduardo, eks ju, kes Birminghami mees, kes käis ja Taylor oli vist. Ramsey tuli edukalt tagasi, Henrik Larsson. Unitedis oli ka ju see... Luke Shaw on tagasi tulnud, siis see, kellel läks minu arust 2 kohast või 2 korda. Tal oli 2 erinevat korda vist isegi. Minu arust temal läks niimoodi nagu täitsa eekse jalg 2 kohast, aga neid mängijaid on, aga mitte nagu ülemäära palju, et meil on ju Eestis ka see Kihlveopettur, tema vist ei tulnudki tagasi, Jarmo Ahjupera. Ei, ma just mõtlesin, et Ahjuperal tal oli Ungaris, eks ju vist. Ungaris oli. Kas tal Eestis ei olnud ka mingisugune? Ei, ta tuli tagasi, siis ta pani üle selle treeninguga, siis tal oli seal lõpuks mingid põletikud minu arust ja ma ei tea, kas tal uuesti läks või? Ei usu. Aga Ahjuperal Ungaris kindlasti oli, ma mäletan see mingisugune haiglas pilt, mis meediast ka läbi käis, see on mul nagu kuidagi silme ees. Aga jah, ma mõtlen, mujal jalgpallis nagu see, ütleme okei, kui see midagi sellist juhtub, siis see video üks ju levib, ükskõik, ma ei tea, Brasiilia madalamas liigas, et see justkui nagu ei ole nii eriline, aga kui sa mõtled, siis Eesti liigas tegelikult tõesti nagu õnneks ei ole väga palju neid selliseid asju olnud. Ei ole ja need on pahad asjad ja ütlen, mina üldjuhul ma neid videosid ei vaata, aga nüüd ühe korra viskasin pilgu peale, et aru saada, et mis see olukord oli seal. Aga ütleme, nüüd kui sellest on peaaegu nädal möödas, siis võib-olla kas me peaksime rääkima ka sellest, et Mark Maksimkin on üks nendest mängijatest, kes kannab nukukaitsmeid. Ja... ära üldse hakka seda teemat võtma, see ei päästa, kui sul see ei päästa. Me tegime... See ei päästa. Kuule, me tegime loo eelmisel aastal või oli see kevadel säärekaitsmetest tegelikult, Gunnar Saluga koos ja Kaspar Rõivassepp käest küsisime ka intervjuud ja siis, või ütleme arvamust ja siis ta ütles küll niimoodi, et see ikkagi teatud olukordades võib päästa isegi täiesti. No kui see teatud olukordades. Aga ma ütlen lihtsalt, et see võiks olla asi, mis paneb ikka mängijaid natukene mõtlema, kas nad tahavad nende... Ma arvan, et seal sa räägid sellistest kaitsmetest, mis on sul ikkagi plastmassist, 0,5 sentimeetri paksune ulatub sul sellest slatteri muhust kuni hüppeliigeseni. Et sellisest kaitsmest me räägime. Üldjuhul need, me ei pea nende, mis see on see mini-shield või mis see täitsa väike kaitse on. Et sellest ikkagi natuke suurematega mängitakse normaalselt. Aga sellistest asjadest mina olen suhteliselt veendunud, et need ei hoia nagu ära. Ei, me ütleme, me ei saa kunagi seda antud olukorra puhul teada, kas oli seotud või ei olnud, aga lihtsalt ilmselgelt on see, et kui sul oleks nagu korralik kaitse seal, siis võimalus oleks natukene mingi protsendi võrra väiksem. Ma ei tea, ilmselt seal on siin on vaja mingid teadusuuringu numbrid taha, et kindlalt mingeid asju väita, aga ma kipun arvama, et kui see jalaluu niimoodi läheb, siis ta läheb ka koos kaitsmega. Siin oli just nädalavahetus oli kas Lewis Holtby või? Nägid seda videot ja näinud kumbki? Kas ta mängib Hollandis äkki või kuskil ja tal on ka hästi väiksed kaitsmed ja tal juhtus niimoodi, et ta sai vastase korgiga pihta ja tal oli nagu oli näha, kuidas nahk oli nagu niimoodi verd nagu ei tulnud, aga võt nende asjade vastu kaitse ja täpselt selle koha pealt, kus muidu säärkaitse on. Nende vastu kaitse päästab. Et sellised kriimustused ja asjad, aga ma ei tea, jällegi. Ma ei usu, et seal antud olukorras Maksimkiniga, et seal oleks mingi suurem kaitse selle asja ära hoidnud. Ma nagu kipun, see on selline õnnetus, nagu aru saada, selline õnnetus on tavaliselt, ma eeldan, et mingi siuke rängema autoavarii tagajärg. Tavaliselt, mis sellised vigastused tulevad mitte. Ega ma ütlen ka, me ei saa kunagi teada seda, et võib-olla see jõud olid nii suured ja see oleks nii juhtunud, on ju, aga lihtsalt see kindlasti, kui sul on korralik ikkagi kaitse, siis see mingisuguse protsendi annab juurde ikkagi kaitset. Aga igatahes head paranemist ja endiselt kõige olulisem on ikkagi, et saab täisväärtuslikku elu elada, et see on ju kõige olulisem, et kui seal veresoon, nagu seal ju päris asi on ikka naljast nagu väga kaugel. Kui sul 4 operatsiooni tehakse nagu ühele säärelumurul, see on ikka päris nagu näitaja oma. Radikaalne, ilmselt. Aga kihvt, selles mõttes kiidame, kes iganes selle ideega tuli, et särkidega nii kohtunikud kui meeskonnad ilmselt Jalkaliidust, ma eeldan. Teed Tallase, kiidame. Ma ei tea, kedagi peab kiitma, ma ei uurinud välja, kes seal. Esimesena. Ja kiidame Marki ka, kes tegelikult ju väga avameelselt on sellest vigastusest rääkinud, oma sellest taustumisest, operatsioonidest, mis talle on tehtud, et ei oleks üldse midagi
halba, kui ta oleks keeldunud nendest intervjuudest, oleks aru saanud, et noh, et ega sul haiglavoodis lihtne ei ole olla, on ju, et sul on valus ilmselt. Aga ta on avameelselt rääkinud nendest ja mulle tundub, et ta saab ikkagi aru, et noh, et inimesed tahavad teada, kuidas tal läheb ja ta jagab seda infot. Et... No, kes selles mõttes ajakirjanikul ka ikkagi päris julge lüke, kes esimesed laused talt sai, et suhteliselt värskelt ju. Oligi Gunnar, eks ju, Salumeilt. Helistas siis või mis ta mõtles, et järgmine päev helistas? Ta sai ta kätte, jah. Alguses vist kirjutas ja siis, kui oli nõus, siis sai jutule. Okei. No, ma ei suuda ennast niisugusesse rolli panna, et ma nagu järgmine päev mõtlen, et äkki küsiks midagi. Ei tahaks, ma ei tea. Ei no see, küsidki, kas ta on nõus rääkima, et mitte, et sa ei suru peale ennast, et räägi nüüd. Delfis oli ka just, nägite mingisugune võitlusõhtu oli, siis nägi mingit uudist, et oli mingi Eesti mees oli kanderaami peal kuskil Kalevi staadioni või selle Kalevi selle spordiali riitsruumis kiirabi vihistada ära ja siis andis intekat samale. Noh, ei kõvad need. Aga noh, head tervenemist ja siis vaatab edasi. Ja üks võistkond on meil siis veel lahti rääkimata ja see on siis Tartu Tammeka. 2 kaotust ja võib-olla kõige suurem kaotus siis võibki olla Richard Alland, ma ütlen veel kord, ei tea veel, mis täpselt tema siis vigastuse ulatus on, peame kindlasti uurima, aga kui seal on midagi tõsisemat, sest ma vaatasin seda videot, seal ei olnud nagu hüppeliigest, ei tundnud mulle, et oleks vändanud, mis oleks nagu selline nagu hea stsenaarium, et ma ei tea, oled paar nädalat või 6 aega väljas, kui seal läks midagi tõsisemat, siis, ja ta on näiteks hooaja lõpuni väljas, siis Tammekal on ikkagi päris pahast, sest Aland on kõige võib-olla asendamatum mängija seal Tammeka terves võistkonnas. Selles olukorras said vigastada, kus tal see üle pea see pall sisse löödi keskväljalt. Mis on täiesti nagu selles suhtes kummaline olukord, et kuradi pärast see Sonja peale lõi sealt üldse. See oli veel kaugemalt kui Tarmo King Serbia vastu nagu. Ta läkski mingit planeerivat asja panema, aga see oleks normaalses olukorras. Aland oli siis Sonja nägi ära, et Aland on natuke liiga väljas. Kui Alandil ei oleks midagi juhtud, ta oleks selle probleemid, et see pall võetakse, tavaolukorras võetakse rinna peale, see pall. Täpselt on ju. Tõsisem, sa mõtled siis, et Ahilka või midagi sellist on ju, et kui seal on midagi sellist, siis see on nagu väga pahasti. Karl Kaiser Kiiderv, eks ju, tubli poiss, aga kuidagi Alandiga see nagu vahe lihtsalt on nii jõhker. Enne kui see, jällegi me spekuleerime, me ei ole kindlalt infot sealt Tartust tulnud, et kui seal mingi Ahilka on vist paha vigastus, aga Ahilka on väga paha. Mul on üks tuttav, just praegu maadleb Ahilka vigastusega. Ehk siis Ahilka läks, ma mäletan, mis ta tegi aasta alguses, läks katki. Nii, ja seal otsustati, et ei tehtud operatsiooni. Ja siis nad tänapäeval käivad nende Ahilka vigastuste puhul, Toomas Varal oli ka ju Ahilka mõned aastad tagasi, siis nüüd ei ole enam mitte tavaline lahas, vaid on mingi siuke põlve alt läheb üks jalg alla ja see jalg on kogu aeg nagu üks nurga all. Olete näinud? Eks see, ma siin ei saa nagu niimoodi näidata, et see jalg on kogu aeg niimoodi ja siit see on põlv ja katkine Ahilka on siin. Ja siis siit tuleb jalg alla ja siis sa kõnnid nagu siukse kõvera nagu jalaga. Nagu oled üks jalg on põlvili. Jah, üks jalg on põlvili ja siis sealt põlve alt tuleb siuke toetus ja sellega kõnnid. Ja siis mul see tuttav kas jaanuaris läks või? Veebruaris käis veel reisil selle asjaga ja nüüd sai vabaks sellest ortoosist. Ei oska enam kõndida. Ja siis, aga kohe sa ei saa nagu täis talla peal käia, kui sul Ahilka on läinud. Ehk siis ta leiutas endale mingi plätu alla, või jalanõud alla siukse nagu kõrgenduse kannale, et Ahilkal ei läheks liiga suur nagu koormus, jah, kõrgemaks, jah, et kand on üleval. Ja plätu alla oli ka, halb naerda nagu, siis läks duši alla ja siis jalg lihtsalt libises selle kõrgenduse pealt maha nagu ja uuesti krõks. Ja mis seal ikka siis, nüüd lähme opile. Uuesti paar kuud. Lihtsalt okei, sa ilmselt ei oska vastata, aga Ahill ja see kõõlus on ju nagu ikkagi tugev asi, kui see katki läheb, kuidas ise terveks? Ma ei tea, kuidas seal on aga ristat
ega Ristatiga ka alati operatsiooni teha, Ristat sidemega. Ja ma ütlen, Ilja, see on nagu, ma ei tea, gitarrikeel katki, et seal ei lähe. Tavainimene saab minu arust, ma ei tea, Kaspar Rõivas saab kinnitada, aga ma tean, näiteks mul enda lihane isa minu arust ei käinud, Ristat läks katki, ei ole siia mõni opil käinud. Ei, no Ristat, kui see sportlane ei ole, on variant, et sa elad nagu suhteliselt normaalset elu, jah. Lindsey Vonn ju pani olümpial ilma Ristatit ja seal, kunagi me rääkisime ka, NBA-s oli ju ka üks mängija, kelle ei olnudki, ma ei tea, sünnipäraselt vist Ristat sidameid üldse, et mängiski nagu korvpalli. Mis asja? Päriselt. See vajab nüüd kontrolli. Juan Blair on seal. See vajab küll kontrolli, ilma Ristat sidemeta. Yeah. Aga seal, ma ei tea siis, kuidas selle Ahilkaga on, et otsustati, et ma ei tea, kas kasvab kokku või kinnitub kuidagi ise või mis seal on, et õppi ei tehtud, et ei olnud kirurgilist sekkumist vaja. Aga siis nüüd on. Kiidjärve Alandi võrdlusest ma natukene vaatasin ka, Kiidjärv siis on Premium liigas Tammeka eest iga 39 minuti tagant endale värav lasnud, Aland 53 minuti tagant, eks ikkagi üsna selline suur vahe. 49 ja 53. 39 ja 53. Ja 2-0 versus 1-0. Mis te arvate, kui pikk on Karl Kaisir Kiidjärv? No mitte lühem kui sina. Seda ei ole. No nii. 1,80 ja 1,80 tuli siit. Sinust pikem või lühem? Minust. No kui sa nii küsid, siis ta minusugune ikkagi koljat 1,80, siis ta on must lühem natuke. 1,77. Transfermarket ütleb 1,89. Minust pikem. 1,89. Vaatasin pilte. No pigem on ta siuke 1,74 umbes, 73. Ehk siis nagu, ma ei tea, kas ta on ise sinna ligipääsu saanud, aga sinna on kirjutatud umbes ilma naljata 15 sentimeetrit juurde nagu. Ehk siis, võta üks kõne täna sinna Tartusse, küsi ametlik pikkus Kiidjärv ja pluss küsi ametlik diagnoos Aaland. Ma võin sul näidata pilte Kiidjärvest teiste mängijate kõrval, kus ta on Dominik Laaneotsa kõrval näiteks, kes on 1,75 ja ta nagu pigem on lühem, kui temaks kui pikem näiteks. Et kui tema on 1,89, siis mingid mehed, kelle kõrval ta on seisnud reinkordid ja need on ikkagi tugevalt üle 2 meetri. Mida see praegu siin, sa oled ise ka ju väravaht? Jah, ei ma ütlengi, aga mina ei saaks Premier League'is hakkama. Ma ütleks, et Kiidjärv ei saaks Premier League'is hakkama, aga lihtsalt see vahe tema ja Alandi vahel on päris suur. Ma ei tea, kas on Premier League'is mõni teine võistkond, kus nagu esimese ja teise värava või vahe oleks sedavõrd suur, ma ei tea. Kuressaare võib-olla on üks kandidaat, nagu ma lihtsalt ei ole neid näinud. Korofeld on väravastide treener Meesit, jah, aga äkki Levadia, Valner on pika puuga Anist parem. No, Ani on ka ikkagi hakkama pika puuga Anist parem väravvaht. Ani on ka ikkagi ju vahepeal mänginud. No jah, ta on mänginud, aga lihtsalt see vahe on ka minu arust suur, et Valner ikkagi on selgelt ju parem väravvaht. Aga Ani pole ka silma jäänud mingi asjaga, et kui oma võimaluse on saanud, siis ta ju ei ole mingi väga hullu asjaga silma jäänud, pigem nagu positiivselt alati. Ei, jah, lihtsalt tundub lihtsalt, et taseme vahe ka väga suur. No lihtsalt Harju puhul ka. No me teab, Pareiko versus see, ega me nüüd ei ole seda teist väravahti ka. No mina vähemalt seal ei ole väga suurt vahet ilmselt, kui Pareiko mängib niimoodi. Aga no Paides on Meerits Tšadžu. Floras on hästi, Kaljus on Pavlov ja Berk. No mina ei tea, Pavlov ja Berk versus Ani ja Valner. Okei, võib-olla tegin Anile natuke liiga. Anile, ma arvan, et see tegid kõvasti liiga. Aga anname andeks, mees on ikkagi see Tammeka mängujärgsed intervjuud olid ikkagi nagu sellised, mulle tuli paar sõnumit sisse, et kes see päris julge ajakirjanik on siuke äkiline, päris teravate küsimustega, kes pani diagnoosi ära, et mis sa ütlesid, et päris mõttetu mäng või kõige igavam mäng, mis sa ütlesid? Mitte Tammeka, ma eile Flora Vapros, ma ütlesin, et ilmselt, ma mõtlen, kuidas ma nüüd täpselt sõnastust ei mäleta, aga ilmselt senise hooaja võib-olla kõige ebaatraktiivsem mäng pealtvaatajatele. Hüva. Vähemalt esimene poolaeg. Aga Tammeka juurde tulles siis 2 ma ei tea, sa vaatasid mängu või? Ma olin deliiriumis. Ma olin deliiriumis ja ma kuulasin seal poole kõrvaga vahepeal, ma ei saanud aru, kas ma kuulen päriselt või ma näen mingit und või on mingit luulud või. Aga Tammeka lihtsalt kokkuvõtteks siis 6 mängust 6 punkti hetkel, eelviimane koht tabelis väravate vahetõttu
järgmine mäng siis ju ongi Tammeka Vaprus, nii et seal on... Jaa, aga kui sellise rütmiga minna, siis jäädakse püsima. 6 mängu, 6 punkti. 36 punkti, jah. 36 jääd püsima. Meil on üsna hea tõmme muidugi selle hooajal, et võib-olla püstitatakse see 3 aasta tagune Harju, 2 aasta tagune Harju. 23 punkti või palju oli? 3 aasta tagune siis. Jah, 2023. Jah, see 23 punkti see lüüakse äkki üle, siis, et viimase koha nii-öelda punkti arvu rekord. Praegu nagu ei tundu, et keegi oleks väga selgelt nagu kandidaat siis ansamblist maha jäämisel, ütleme niimoodi. Vot nii, lähme ennustuse juurde ka. Olukord siis ennustusrindel on selline, et no natuke entusiastlikumalt nüüd natuke palun. Punkti seis on siis ekraani peal. Markus. On toimunud muutused. Uskumatu tagasitulek. Ära hakka nüüd. Okei. No, mees on tõusnud viimasest kohast mitte eelviimaseks. Medalikolmikusse. Mitte üle eelviimaseks. Medalikolmikusse. Vaid medalikolmikusse. No ütleme, kui viivat bet ka juurde võtta, siis see ei ole medalikolmikusse. Ei, A-id me ei arvesta. No see on see, et see vend tuleb ikka sealt nurgast. Ära võta täna on Raul Hiiland nende fraasidega, et jätta see sõna talle. Mina 21 punkti, ehk siis senselt läheb väga hästi. Maailma edetabeli liider ka Sokkaneti siis portaalis, kus ma olen need samad ennustused sinna sisse pannud ankeedi peale. Laura 16, viivat bet 16. Maailma edetabeli. Ei ole või? Vaata, kui ma ühte asja ütlen sulle, siis siuksed nagu heas mõttes ärplemised, need maksavad kätte sulle ühel hetkel. Nad maksavad sulle kätte. Ma tean ja ma teen seda ikka. Sa teed meelega? No tee. Ma võiks ka tundult rohkem siin ärbelda, ütleme. Nii, 21. Ma jälle kasvas. 21, 17. 16. 21, 16, Jürgens on 15. Ja siis on Kristjan Jaak Angur, Kris Ilves ja Eiteli 14. Raul on ainus, kes ei julge ennustada viike. Ta teeb seda, sellepärast ta ongi edu sees, sellepärast, et ta ennustab 1 või 2, et ta ennustab emma-kumma võitjaks. Ja, aga viivatbett ja mõned aastad tagasi see kuulbett oli, siis nad panid ka. Nad ei pannud ka viiki. Mitte kunagi. Ja nad võitsid. Tolle minust võitis. Raul läheneb ennustuse strateegiliselt. Ma olen ennustanud viiki ka muideks. Mingis... Palju meil mänge on? 30 mängu võib-olla 1 korra. 31 vist. Noh, mis see on? Aga no... Sa ennustad võidu peale, me ikkagi mõtleme, et kuidas, mis see päriselt seis võiks jääda. Sa ennustad nii, et sa võidaks ennustusvõistluse. Jah. Neelame alla, Raune. Ma ennustan päriselt ka niimoodi, ütleme, ajalugu on näidanud, et nii ongi läinud, on ju. Ei no kui sul, ma korra mõtlen, kuidas sina mõtled, vaatad, okei, see mäng võiks viiki jääda, okei, tegelikult ma panen selle võidule, et ta on võib-olla natukene suurem soosik. Kuigi sa võib-olla mõnes kohas tahaks viiki panna. Viike juhtubki harva. Mingid muud asja sõjasin eelmine aasta, kuna sa juhtisid siin midagi. Eelmine aasta me tegime, eelmine aeg. Saadet. Mida ma juhtisin? Ka mingit edetabelit juhtisid, aga ma ei mäleta. Aga lõpuks neelatakse sind alla ka. See on fakt. Vaatame, kas siis sündib juba 7. voorus. Ennustused on siin teie ees ja kohe esimene mäng Trans versus Kuressaare, päris intrigeeriv. Mina, Kris ja Laura on siis ennustanud Kuressaare võitu ja ülejäänud seltskond Transi võitu. Ehk siis Saharov teeb 0 mängu, Markus. Ta ei pea 0 mängu tegema. No pikk sõit Kuressaarest Narva on ja 500 kilti pluss on ja okei, nad tulevad Tallinnast. Ikkagi pikk sõit. On mitu mängijat, kas on täitsa Kuressaare baseeruvaid mängijad ka või ei ole ühtegi? Mitte ühtegi. Kõik ikkagi elavad, töötavad, õpivad, mängivad, kes profina, kes poolprofina Tallinnas. No, siis on väiksem sõit või lühem sõit. Aga jah, mina panin, taastuvad ära sellest ja seal ei pea väravat, ei pea 0 mängu tegema, et võidaks. No, Trans oli nii kehv lihtsalt seal Unitedi vastu ja Kuressaare on lihtsalt olnud minu jaoks väga sümpaatne sel hooajal ja ma selle pealt lihtsalt panin Kuressaare võidu näiteks. See oli minu nii-öelda... Mul sama suht. Minu loogika. Oota, kes panid tema võidu? Kuressaare võidu mina, Kris ja Laura. Jüllend seal juures viivad, siis Transi võitu. Vaprus Tammeka.
siin ka on nii Vapruse võitja kui Tammeka võitja, mina ja Heiti oleme siis ennustanud Vaprust võidule ja ülejäänud on kõik Tammekat võitjaks pannud. Ehk siis kui Aland on pikemalt väljas jällegi, ma ütlen, siis ja Tammeka ka siin 2 kaotust järjest ja Vaprus mingi hetk ju saab need jalad omati alla. On minu põhjendus siis. Teil on ikkagi see, et Vaprus on olnud seni kehv ja siit Tammeka võtab ära. Viimase mängu põhjal. Sinu loogika. Sa oled sellele nüüd truuks jäänud, sul on väga, väga palju erinevaid strateegiaid olnud siin 6 vooru järel. Aga see nüüd töötab. Strateegia võib muutuda ka. See nüüd on töötanud, vähemalt viimasel nädalal töötanud. Nõmme United versus Harju. Siin on jällegi nii ühe kui teise võitu ennustatud. Mina, Laura ja Markus ennustame Unitedi võitu. Ja ülejäänud mehed siis Harju võitu. Ühtegi viiki pole pandud? Ühtegi viiki pole seni pandud. Mis te teete? Te lähete mingi võidu peale ennustama. Jutt levib. Ennustate ainult võidu peal, te ei ennustada, mis päriselt juhtub. Ehk siis mina ikkagi usun, et United suudab siin oma selles seas hoos ära karistada Harju ja kuigi see on üks raskemaini ennustatavaid mänge kindlasti. Mina arvan, et Harju ei lase endale 3. Kalju oli väga tugev vastane, aga ma ei usu, et Harju nüüd Lauri Nuuma lasevad endale 3. sellise, ikkagi nähvaka vastu võtta. Miks see viiki ennustanud siis? Ma arvan, et Harju võidab selle ja ma ei ole sama strateegiaga nagu Markus, et viimase mängu pealt ennustada, et see Unitedi see mäng, see on ikkagi nii väravate rohke. Tegelikult ma ei saa ise ka aru, mis minu see strateegia on. Et seal see Unitedi, ma arvan, et Harju ründajad karistavad lihtsalt selle Unitedi kaitseliini ära ikka. Neile lüüakse palju väravaid ka. Nad ise löövad ka palju. United võidab 3-2. 5-4. Ei, Harju võidab, ma arvan, mingi 3-2, 3-1. Tallinna derbi, Levadia versus Flora. Ja siin on siis kogu ennustustabeli ainus viigipakkumine Kristjan Jaak Kangur on selle autoriks. Ja kõik ülejäänud ennustavad Levadia võitu, mitte ühtegi Flora võitu ei ennustata. Flora saab jälle välja printida selle nende. Ka suhteliselt nagu loogiline, vaadates praegust tähtede seisu, siis on suhteliselt loogiline, et Levadia on nii, senistes mõlemas, nagu me rääksime, mõlemas suures mängus nii Paide kui Kalju vastu, mis nad on mänginud, on nad olnud ikkagi platsil peal pigem parem võistkond ja mina selle pealt ka ennustasin, et seekord võitja. Ja nad on praegu kõige veenvamalt kõige parema mängupildiga võistkond ka. Nõus. Endiselt tooge välja see, ma juba mitmendat korda, et kes kust punkte sai ka, seda on ka huvitav teada. Sa oled ütled, et mis üldseis on, aga et kust minna vaadata. Et kust, et kes kust sai? Kas sa tahad enda üle vaadata? Ei, kõigi. Mitu punkti, ma mõtlengi, et võiks selle nagu välja tuua, et mitu punkti eelmisel nädalal Raul sai, Kris sai, Kangur sai, Laura sai, Jürgen sai. Aga ütleme... Et mis pandi täppi ja seal ju... Mina olen see nagu liider, ma võin enda puhul välja tuua lihtsalt. Transi võit Tammeka üle, Flora võit Kuressaare üle, Levadia võit Vaprus üle, Kalju võit Harju üle, Paide võit United üle. 5-5 esimene voor. Ja teine nädalavahetuse voor Harju Kurega pani mööda, United võitis Narvat pihtas, Kalju Levadia pani mööda, ennustasin Levadia võitu, Paide võit Tammeka üle ja Flora võit Vaprus üle. 8 punkti. Kas ta loeb niimoodi? Aga teine suur mäng siis Paide versus Kalju ja seal juba natukene võrdsem see pakkumine, ehk siis Viivatvet ennustab Kaljut võitjaks näiteks, samamoodi nagu ka Laura ja Heiti. Ja meie kolmik pluss Kangur ennustame siis Paide võitu, ehk siis päris palju ennustavad Kaljule esimest kaotust. Koduväljak. Mašenkot ei ole, Podoljusinit ei ole. Podot pole olnud juba mõnda aega. Ei, mõtlen jah, et 2 põhikaitset väljas on. Mis on Vaščukiga seis? Küsimusi on. Ja Paide on nagu me siin arutasime, tõusvas joones. Aga jällegi väga keeruliselt ennustatav mäng, et neid on päris meeldivalt palju Premier Leagues sel hooajal. Mis päeval, mis kell Paide, Kalju? Pühapäeva, kas kell 5 äkki või? Õhtune mäng või? Ei olegi see RR-i mäng või? RR-i mäng on tavaliselt pühapäeval 14.30. Paide Kalju on 17.00 ja RR-i mäng on Levadia Flora 14.30. No muidugi, olen ise tegema. Super Sunday. Mul oli seoses telemänguga, kuna ma juba hakkasin vaikselt palavik hakkas tõusma, siis ma sõitsin
või ma otsustasin siis Hiiu tribüünihoone taga, et igaks juhuks ma ei lähe sinna. Ja siis läksin autosse ja mõni minut jäin hiljaks koju, panin mängima mängu ja kommentaatoritel oli vaata mingi tehnilised jamad olid seal. Ja siis ma juba suutsin sassi ajada selle, et ma pidin seda mängu minema kommenteerima. Siis ma hakkasin Poikus eetris. Ja, ei kuigi seda, mõtled, see ei ole loogiline nagu niisugust mõtlemine, et seda siis, kui ei ole kaas kommentaatorit, siis see peakommentaator, küll tal jääb mingi teeb üksinda ära või siis helistab on ju ennem, aga korra mul nagu välgatas, et huvitav, et kas ma pidin minema või? Aga siis ma võtsin kalendri lahti ja vaatasin, et õnneks järgmine nädal pühapäeval. Mul on mõnikord olnud nii, et kui ma lähen mingile mängule, ma jõuan, oleneb, kus see toimub, vahel jõuan varem kohale mingi tund aega isegi või ja kui ma ei näe, et seal mingisugust möllu toimub või et võistkonnad on soojenduseks väljakul või rahvast ka ei ole tihtipeale tund enne avapilet, siis ma hakkan mõtlema, et kurat, äkki nüüd kodu võõrsil mäng, et läksin valele staadionile või üldse olen kuskil vales linnas. Mul on seda tunnet vahepeal olnud. Minul on olnud kunagi niimoodi, et Kadrioruse mäng, lähen enne sealt, jõuan ka tugevalt enne tund aega enne mängu kohale, käin seal Torupilli Selverist läbi, siis sain kõne, et kuule, kus sa oled, mäng käib juba. Ehk siis tegelikult algas tund aega varem, kui mina arvasin. Ja siis pidingi jooksma sealt kuidagi, läksin Turumäe ära, et kommenteerin, ma pean siit minema sisse. Nüüd kiljaks, jah? Jäin kiljaks, jah. Ostsin seal samal ajal rahulikult saiakesi, kui mäng algas. Väliseestlased, läheme saatega siis natuke tempokamalt edasi ka. Rääkida oleks palju, aga võib-olla võtame kiirelt asjad kokku, et Karol Mets ja St. Pauli said Bayernilt näfaka. Vieka Bayernil siis mingisugune järjekordne rekord, ma ei tea, kuidas need kogu aeg neid suudavad uuendada. Kõige rohkem väravaid siis. Ühel loal. Ja 5 vooru enne hooaja lõppu. 5 vooru enne hooaja lõppu, mitte 2 või 3. Ja selle Metsa, see on nagu mäng, kust mängijad muidugi ootavad, aga see fännid ju, seal see video, kuidas kutsuti St. Pauli mängijad kõik sinna enda fännitribüüni ette ja plaksutati ja lauldi ja tänati või mis iganes, tänati. Või kuidagi toetati. Et see annab nagu märku sellest, et see on see mäng, kus nad tahavad saada ja kui me hooaja alguses vaatasime Metsaga Bundesliga kalendrile peale, siis ma mäletan, et me vaatasime neid 2 või 3 järgmist mängu, mis neil tulevad. Ja siis arutasime omavahel, et juhul kui seal tasapeli tagaotsas on tabelis, siis need mängud võivad nagu päris tummised tulla. Köln, Heidenheim, Mainz. Jah. See on siis vastavalt tabelis 13, 18 ehk viimane ja Mainz on 9. Et nüüd ongi see kätte jõudnud ja läkski nii, nagu me mängumeeste aeg. Jah, St. Pauli siis hetkel seal nii-öelda selles üleminekumängude kohal, eks ju, endiselt üle viimane vahe siis Werderiga, kes on tabelis koht üleval pool on 3 punkti ja järgmistega juba 5, eks siis seal on ikkagi nüüd vaja paar võitu kätt saada, et asi natukene parem oleks. Michael Schöning Larsen Šotimaal lõi värava oma teise selle hooajal juba, suhteliselt lühikese ajaga, eks ju, äärekaitsest. Ja sai siis väikse hoobi ka, vahetati välja, aga midagi hullu õnneks ei ole, nagu ta meile siin ütles. Rocco Robert Chain lõi siin vahepeal värava, Fredrikstadi kapten, suur Raio Piire derbi oli ju Fredrikstad versus Vålerenga. Ja Fredrikstadil ju läks jälle hästi. Vålerengas mingi jääger ka või? Vist oli jah, mingi hetk äkki. Jäks oli jah. Ja minu arust pikalt. Kas see oli see, kus ta väravaid hakkas lööma lambist see karjääri hilisemas faasis või? Ei mäleta. Mingi võistkond oli see, ta ju koondis ei lööndki ühtegi, siis mingit oli mingi 6 aega oli 3 tükki kaugelt seal Norras. Juba siis jalgpalliri mõttes kõrges vanuses. Aga kapteni paelaga päris kõva. Ei, jah, see on ikkagi näitaja. See on jah. See näitab nagu staatust meeskonnas. No ta oli ju omal ajal ka klubi rekordost. Milku. Omal ajal, jah. Lassis Njavski algkoosseisus, paanikus nüüd selle uue treeneri käel, et seal ka paremad märgid on õhus. Mattias Käidimäe tõttu lükati edasi, ehk siis seal võimalikult punktid jäid hetkel nii-öelda võtmata. Aga olukord kõva mäng ka ikkagi, Võõrsel Basel on ikkagi koht, kus
on nagu suur tõenäosus punkte kaotada, arvestades, kuidas tunnil on siin viimasel ajal läinud ka, mitte eriti hästi. Vahe on praegu 11 punkti ühe vähem peetud mängu juures. Ehk siis Viiki mängis läimi jälite või? St. Gallen... Enne oli 12 punkti vahe. Oli, ma just mõtlesin, jah, need 2-2 mängisid. Ehk siis St. Gallenil, ütleme, on 15 punkti veel laual. Ehk siis neil on 75 punkti võimalik saada, see tunnil on praegu 71 ja 6 mängu järel. Ehk siis neil on 5 punkti vaja, et asi ära kindlustada. 2 võitu on tehtud. Mis asi seal põles siis, Baselis? Riietusruumid põlesid, see on ju täitsa suur uhke staadion, et olen käinud. Ei tea, mis seal juhtus, aga peamine põhjus, miks mäng edasi lükati, oli ikkagi, et seal see meditsiini need esemed või mis need vajalikuks on mänguks kohustuslikud, et oleks olemas, need said ka seal tulekahjus kahjustada ja siis Basel küsis mängu edasi lükkamist. Ohutuse mõttes oli see mäng edasi lükatud. Et muidu nagu staadionil otseselt nagu midagi, oleks saanud vabalt ära mängida. Ja Märten Kuusk oli siis Poola karikafinaali lähedal, sai seal poolfinaalis vahetuses sisse ka, penaltiseeres lõpuks siis Katowice kaotas ekstra klassa seisust, me natuke juba rääkisime ka, et seal Katowice oli endiselt absoluutselt kõik võimalik, on ju 6 mängu enne hooaja lõppu. Ja välisestest midagi... Liigas on natuke ohumärke, 4 mängu järjest jäänud pingile. Selles suhtes individuaalselt, jah. Välismaast ka natukene Meistrite liigat mängiti jälle. Teie siin rääkisite enne mänge natukene vaatasite, mis siis ilma ei? Ma vaatasin Sporting Arsenal lõpus ühe värava lõi ja võitis, aga väga, väga mannet oli see, et tegelikult aus tulemus olnuks ilmselt 0-0 viik või isegi Sportingul olid seal mängu lõpus paremad võimalused, et minu kui Arsenali pooldaja jaoks nagu selline ebameeldiv üllatus oli see mäng. Ja terve Arsenali pooldajana äge nädal oli siis ju. Kahjuks see on, õnneks ma seda mängu ei vaadanud. Aga jah. Alles mitte väga palju aega tagasi oli neil variant 4 karikat võita. Nüüd on 4 tiitlit tegemini. Nüüd on 2 alles. Jah, aga see üks tahab ka vägisi ära käest minna. Poleks esimene kord. Kas pigem niimoodi, et Arsenal... liiga võitu tahaks. Ei, ma küsin niimoodi, et kas pigem sa tahad, et Arsenal tuleks meistriks või Tottenham langeks alla? Arsenal ikka meistriks. See on ikka nagu positiivne. Kahjurõõm ei ole suurem rõõm sinu jaoks. Ehk siis, aga 2 kõige tummisemate on siis laual neil veel Inglise... Mul on suhteliselt... Inglise tiitel ja meistrite liiga. Jah, pigem kui nende vahel valida, siis Premier League'i tiitel. Päris hullu kriitikat on saanud see Arsenal viimasel ajal, et see mäng ei ole nagu enam jalgpall, mida nad mängivad. Ja praegu on olukord, City ja Arsenali omavaheline mäng on veel ees, eks ju, et kui City nüüd selle võidab ja kõik mängud võidab ja Arsenal ka vist ülejäänud mängud võidab, siis neil on võrdsete punktide peal, eks ju, lõpus. Peaks olema, jah. Oleme siis värata vahest. Ja mina vaatasin Real Bayern. Päris äge meelelauduslik mäng oli. Aga see Bayern on ikka jälle masinvärk ja toimib päris hästi. Ja Saksamaast veel nii palju võib-olla huvitavat, et Berliini Union siis tegi ajalugu, ehk siis esimest korda siis Bundesliigas top 5 liigades hooaja lõpuni Unioni esindusmeeskonnal on naispeatreener. Kust ta tuli? Klubis seest vist, jah. Oli naiskonnad peatreener või? Ei, ta on ikka poistega vist tegelikult. Kas ta oli jah, U19 poiste peatreener vist järgmine? Ma ei nüüd peast ei mäleta, ma ei hakka midagi ütlema. Ta ei olnud nagu täitsa tühja koha pealt. Ei olnud nagu ebaloogiline nagu selline. Ja hooaja lõpuni esialgu, ma sain aru. Et ta vist ikkagi järgmisel hooajal jätkab klubis mingis muus rollis. Kuskil mingi muu võistkonna treenerina. Aga selles suhtes väga äge, et siuke liigutus nagu lõpuks ära tehtud, sest nagu see meeste profispordis see on nagu olnud mingi selline kummaline tabu, et sellist asja nagu ei ole... ma ei tea, kas see toimib, ei ole nii veel. Aga miks ta ei võiks toimida? Ma ei tea, seal on nii palju neid nüansse, mida ma ei hakka siin lahkama, et miks nagu mina pigem olen, mis see õige sõna on? Šovinist? Ei. Et kuidas ta nagu... et seal on rohkem neid argumente, et miks ta ei toimi, kui see, et ta toimib. Minu arvates vähemalt. Seepärast, et nagu meeskonna dünaamika ja meeskonna toimimine, seal on nagu, üldse ma ei räägi mingitest teadmistest või oskustest või sellest, et seal on nagu mingid, selliseid hoopis teisi pisi asju, mis siis saab välistada sellega, et sul on nagu peatreener teisest soost tegelikult.
ja sama ka vastupidises olukorras, naiskonnal meeste treener, see on... Naiskonnal ju väga palju on neid näiteid, kus meestreenerid ju seal need asjad ei olegi nii, nagu nad võiksid olla tegelikult. Vähemalt minu arvates. Ja mis siis on, et sul peatreener riietusruumis duši all? Väga lihtne, selles mõttes, et jälle sa tahad riietusruumi juba minna. Ei, no mõtlen, mida see silmas peab? Riietusruumi näide. Tahad riietusruumi juba minna, siis sa põhimõtteliselt pead kellegi, sa pead koputama, uurima, et kas ma võin nüüd siseneda. Siuke tähtsusetu asi kõlab, aga nagu ilmselt mõjutab natuke. Kas mitte ei ole ka mingid treenerid, nagu isegi meestreenerid, kes nagu on ka sellise... Lähevad niisama riietusruumi sisse. Nad nagu et nad ei lähegi väga riietusruumi, et nagu nad tulevadki, käivad sisse välja, on võib-olla seal oma treenerite ruumis suurema osa ajast näiteks. Et nad tulevadki mingid mänguajased kõned pidama näiteks, et nad võib-olla seal niisama ringi ei tilbendagi kogu aeg. Ei, kindlasti on jah, aga mingil hetkel niisugust peatreenerit, kes üldse riietusruumis ei käi. Tema ka ju ilmselgelt käib, selles suhtes, et seal võib-olla tõesti duši alla kaasa ei tule. Jaa, aga selles mõttes, et okei, ma ütlen, naiste jalkas ju... Peatreener, kui ta vahetult pärast soendust ja enne väljaminekut sisse tuleb, siis tuleb peatreener ikkagi riietusruumi vahetult enne. Ei, no mõtlengi, aga seda tal ju keegi ei keela teha ja mõtlengi, naiste jalgpallis ju see asjad ju toimivad väga hästi ja seal on mängijad oluliselt tundlikumad selle vastu, kui võib-olla mehed on selle vastu, et naine on sellel... No jah, see on, ma olen ju rääkinud seda, kus seal, vaata, spordiklubides on pahatihti see vanema generatsiooni koristajad. Ja Spartas oli kogu vanem proua, kes koristas seal riietusruumi ka, aga tema küll ei küsinud mitte midagi. Kas on keegi riietusruumis, kas on keegi duši all, ta lihtsalt tuli ja koristas ja läks minema. Ta teeb oma tööd. Ei, no mõtlen jah, aga need on alati need vanemad naised, mitte vanad mehed, et kes teistpidi nagu ei kujutsed. Aga mõtlengi, siin on ju sellest küljest võiks ju rääkida nagu pigem selle kasuks. Aga selles mõttes, et jalgpallis ju tegelikult, aga seda naiskohtunikke ja neid ma pooldan nagu kahe käega, neid asju. Et see kuidagi ta ikkagi distsiplineerib seda meesterahvast seal väljaku peal. Sa ei ütle sellele naissoost joonikohtunikule või abikohtunikule, sa ei hakka teda, üldjuhul ikkagi meesterahvas ei sõima nagu niimoodi toorelt, nagu ta teeks ilmselt mees, tõenäolisemalt meeskohtuniku puhul ta teeks. No vot, Fantasist ka natuke, Kris, sul läks väga hästi. Ma nüüd pärast seda viimast mängu ei vaadanud, mis see lõplik punkti summa mul oli. Aga natukene veel lihtsalt mingid assistid on seal lisamata ja natuke peab seal neid punkte veel kohendama. Enne viimast mängu oli mul pigem väga hea seis, aga mul oli viimasest mängust veel lootust, et ma saan sealt korralikult punktisumma juurde, sest mul oli Sapinen kapten, aga Sapinen lõpuks resultatiivsuspunkte ei toonud Topstik, sest nullimängu sai kirja, ehk sealt päris hea voor, jah, ma ei tea, mis see lõppkoht mul seal mängunädalal oli, aga 6 vooru mängitud ja esimene õnnestumine tegelikult alles. Ja 67 punktis praegu seisuga, ma ei tea, kas sul on veel siit midagi lisaks ka tulemas, pigem vist ei paista. 67 on päris hea ju. Jah, ja 18 kohtus selline mängunädal. Nii et... Ja üldtabelis ei ole seal kuskil kõrges mängus. 61. Eks top 100. Nii nagu ja esikolmik? Esikolmik või? Loeme ette ikka. Esikolmik siis on selline, et Maarja Tromp tõusis esikohale. Mees, kes on siis varasemalt siis 3 korral esikolmikus lõpetanud ja päris korraliku vahega juba. Jagab seda asja, jah? 340 punkti. Andres Ratassepp, kes oli eelmine aasta ka teine, 324, ehk siis 16 punkti vahet. Ja kolmas on siis Helen Hõbesaar, kes siis esikohalt langes 3. praegu. No, ikkagi aastast aastast nimed korduvad seal eesotsas, kes ikkagi mõistavad seda värki. See on ikka täitsa müstika nagu tegelikult. Kuidas sa saad nagu mõista seda asja? Maarja on ka väga selline ütleme, panustamise sellega väga kursis, et nagu, seal on võimalik Premium-liigale panustamisega ka raha teenida. Ei no jaa, aga kuidagi Eesti Premium-liiga, kes toob punkte. Aga kui sa 3 aastat järjest oled esikolmikus, siis ilmselgelt mingid nõksud on sul, või mingid asjad seal on, ma ei tea, mida jälgida. Mina olen 86 ehk ka top 100 tegelikult. Tunduvalt paremini läheb kui eelmine hooaeg samal ajal. Tipster ise on esimese 100 lõpus. Jah, aga kui sul on üle 1000 mängija, siis ei ole praegu halvasti. Et minul küll üks nagu viga tuli sisse, et ma võtsin Sonja välja, kes nüüd oli vist 17 punkti ja kõige kõrgema punktiskorga mees üldse selle voorus,
aga noh, asemele ma võtsin näiteks Ovusu, Zaka, Beglaishvili, et tuli nagu vastu ka õnneks neid punkte. Topeltvoor oli jah, sellepärast ongi ei. Mitte topeltvoor, 2 eraldi vooru oli. 2 eraldi ikka. Aga siin Eesti selles Fantasy's ei ole seda topeltvooru või? No topeltvoorud on suvel, tulevad vahel euromängude ajal, kui on vaata mingid mängud, osad mängud lükatakse edasi, osad mitte ja sellega seoses. Aga mis see graafik on, siin tulevad tippmängud ka Tallinna Derbi, eks järgmise nädala koosseisu on üsna raske valida tegelikult. Kalju Paide ja, või noh, Paide Kalju ja Flora Levadia. Ja siin ongi võib-olla, kui siin saates jagada soovitusi, siis sa korra juba mainisid, võib-olla mõelda siin nende Kuressaare ründavate mängijate peale. Jah, Jürisoo ja Talu, ma arvan, ja miks mitte ka Kivi on kindlasti variandid. Aga meil on küsimuste rubriik ka kenasti saanud päringuid ja Mark Maksimkini tuules siis uuritakse Gunnar uurib Jürgensoni kõige hullema vigastuse kohta. Sinul vist läks suhteliselt hästi. Ja mul läks lihtsalt, mul ei olnud vigastusi sisuliselt. Minu kõige hullem vigastus oli menisk, millest mul tuli tükk lahti, oli pikka aega tükk lahti, no segas, tavaelu segas. Eks kui ma siit A. Le Coq'i juurest kõndisin koju, siis lonkasin, oli valus kõndida, aga kui jooksin, siis see tükk kuidagi läks paika. Ja mängisin niimoodi hooaja teise poole, käisin puhkusel ära, arvasin, et läheb üle, tegin pre-seasoni ära ja siis kuni vist äkki aprilli-maini mängisin ja siis Narvas mäletan, et läks see tükk, meniski tükk läks paigast ära ja jäigi paigast ära. Ja siis helistasin Kasparile, doktor Rõivassepale, hommikul helistasin, õhtul olin opil maja taga, ütles tule läbi, et ma jätan ööd tööle. Ja opereeris ära ja siis 4 nädala pärast juba mängisin. See lihtsalt võttis tükki ära? Võttis tükki ära, jah. Vastasin. Ja siis oli jah, ühe korra õmmeldi jalga ja kunagi Raika ajal oli õlaga mingi asi, aga... Kaua see siuke menisk käsi, kauaks see väljas olid mäletad? Mina olin 4 nädalat operatsioonist kuni mänguni siis. Läks 4 nädalat, aga ma ikkagi nagu suhteliselt surusin seda meditsiini osakonda seal ja nad hoidsid mind pigem tagasi, et siis läks kiiresti, aga tänapäeval natuke läheb kauem sellega. Aga ma nägin palju vaevaga ja surusin selle nagu valu läbi natuke üles poole. Aga jah, muudest asjadest pääsesin. Lihasvigastused puudusid ja mingid suuremad asjad puudusid. Et sisuliselt minu karjäär läks ilma vigastust. Tagareiti tõmmanud kordagi ära? Ei, ühtegi kord. Kris, sinu karjääri suurim vigastus? Ilmselt ongi mõned korrad, kus tagarei ära tõmmanud. Ja see imelik öelda, aga see segab tegelikult igapäeva elu päris tugevalt, et kui sa normaalselt kõndida isegi ei saa, siis on ebameeldiv. Hästi paljud vigastused on võimalik ära hoida hea füüsilise vormiga, ehk siis kerelihaste treeningutega, süvalihaste treeningutega. Seal on see ka, eks, et kui sa nii-öelda oled tasakaalus, nii-öelda keha lihased on tasakaalus, eks sul ei ole ainult, ma ei tea, ühed lihased ei ole ülitugevad ja teised on nagu jäetud jah, mis me näiteks õunapuu puhul rääkisime. Jah, just. Jürgenson, sinu personaalküsimust veel, millise Premier League tiimiga sa liituksid hetkeseisuga? Praegu või? Jah. Kaljuga. Kui sul on valida, siis ma ei tea, mis see arv... Paide kolis ka nüüd kunsti peale ja mulle meeldiks muru peal, aga samas suurt vahet pole. Flora. Florasse või? Nüüd oma ajalugu on all. Äärekaitses seal võib-olla annab mängida küll mingi kuke või kellegi üle. Ja ma tahaks võita nagu tiitli. Kalju, ma pakkusin praegu kunstmuru jälle. Ma ei tea, ma peaks treeneri järgi valima. Ma valiksin, ma läheksin, ma arvan, et Levadiasse, sest Saho Vaiko, ma arvan, et me klapiksime. Et ma arvan, et me klapiksime. Ma olin siuke trenni vend ja mitte kunagi, nagu me just rääkisime, vigastatud ja ma arvan, et Slaavale siuksed meeldivad. Kummasaare kaitses sa mängiksid praegu? Seal, kus ma mängiks praegu paremal ikka. Liivaku asemel siis jah. Aga mõtleme, kellel oleks võib-olla kõige rohkem parem kaitset vaja praegu? Floral on praegu lahtine see, eks ju. Siis küsitakse, kas on ka arutatud või mis siis arvate Premier Liiga suurendamisest 2 tiimi võrra? Kui esiliigas ka tegelikult juba tulevad tugevamad tiimid mängu, siis äkki ka esiliigast altpoolt pingutavad rohkem, et pääseda juba esiliigasse. Ehk siis ütleme Premier Liiga 10 pealt 12 peale, kuidas see praeguse seisuga teile tundub? Võib-olla isegi Premium Liiga kontekstis võiks proovida, oleks huvitav,
aga mul on tunne, et see esiliiga, see jääb kuidagi siis nagu väga lahjaks. Mulle tundub ka praegu, et see on võib-olla natukene vara lihtsalt, et praegu need 10, kes meil on, praegu see on suhteliselt hea, nagu kooslus on koos, ehk siis ei ole nagu neid suuri äravajujaid, meil on 6 vooru mängitud praegu, eks ju, aga lihtsalt praegu see 10 on hea ja see on ju positiivne, et sellele küsimusele vastamiseks me peame ikkagi pikemat ju ajalugu vaatama või mitte ainult selle hooaja. Aga ongi see pikem ajalugu räägibki selle kasuks, et pigem ikkagi vähem kui nagu rohkem on. Pikem, sellegi me oleme alles väga mõned aastad tagasi me rääkisime sellest, kuidas esiliiga tipp ikkagi absoluutselt ei saanud ju kõrgliigale vastu. Nüüd me on mingid sammud siin, mis me oleme näinud karika kohtumistes kui üleminekumängudes, kus see tundub, et see kõrgliiga lõpp ja esiliiga tipp on nagu natuke lähemale tund üksteisele. Aga võib-olla natuke vara, jah. Aga samas mängijaid ju oleks võtta, premium-liiga tasemel. Viimastel aastatel on ju premium-liiga tasemel mängijad ju nagu ära lõpetanud või pole leidnud endale sobivat töökohta või läinudki esiliigasse. Seda küll on ju. Aga kui me praegu tõstame näiteks Velko ja Elva, kes on esiliiga 2 esimest premium-liigasse, ma arvan, et nad jääks jätta pikas sõidus. Lõikas nad jääksid kõrgliigas jätta. Aga kui nad oleksid kõrgliigas, siis nad oleksid ju teistmoodi komplekteeritud. 3-4-5 teist nagu oleks ka. Aga neil on niikuinii mõlemal ju välismaalasid ka praegu juba. Kes neil, või ütleme, seal oleks mingisugune teistelt võistkonnalt mingisuguste mängijate võib-olla endale meelitamise teema. Ma arvan, et seal oleks ikkagi rohkem Eesti mängijaid, kellel on premium-liiga kogemust. Aga kui oleks 12 võistkonda premium-liigas, see tähendaks ju seda, et 3 vooru, 33 mängu, siis ilmselt mingisugune poolitamine. See on nagu see Šveitsi teema praegu on 38 mängu võib-olla kokku, et oleks veel rohkem mänge ja saaks graafiku kritiseerijad saaksid võib-olla veel rohkem medaldada, et miks me nii palju mängime ja miks nii vara alustame ja miks nii hilja lõpetame. Aga kui 3 vooru oleks natukene vähem jällegi tõmbaks selle graafiku siis oleks 36 ju lõpuks. Ikka. Ei, kuidas? 33, siis teed pooleks esimesed 6, tagumised 6, siis tuleb 5 mängu otsu. See on 38. 38, jah. Et Soome liiga oli siin mõned aastad tagasi ju see 12, siis kui just isegi Markus mängis ju, et 33 ja... Ja meil oligi 33. Alustasime hiljem, lõpetasime varem nõks kui Eestis. Oligi 33, ei olnud mingit poolitamist ega midagi. Lihtsalt mängisime 33 mängulise hooaja. Sinu käest, ma ei pannud seda kirja küll, aga tuli ka küsimus minu meelest, et kuidas Soome tiimid reisivad mängudele, et palju seal on, ma ei tea, ronge, busse, lennukeid? Soome tiimidest ma ei tea, aga kuna mina saan rääkida ainult sellest, mida meie kogesime või mina kogesin, me olime suhteliselt Kesk-Soomes, on ju. Me läksime võõrsil mängudele kõikidele bussiga, päev varem, välja arvatud siis Seinajõgile ei läinud ja 1 korra äkki Jyvaskylasse, mis oli natuke pikem sõit, ma ei tea, miks me siis ei läinud. Aga ülejäänud korrad bussiga päev varem hotelli. Nagu kõige pikemad sõidud oli mingi Oulusse kuskile või Põhja või? Jah, Põhja 500, aga meil oli 420 oli Helsingisse, 400 kopikatega oli sinna paremale idapiiri äärde Lahtisse ja 4-500 oli sinna, meil oli Kemi ja Rops, Rovaniemi. Niisugused 500 otsad olid meil igale poole. Ja sinna läksime, tegime treeni ära, mängu eelsel päeval kodus bussi, hotelli, mängule ja siis alati, aga pärast mängu tulime alati kohe tagasi, et siis olenemata sellest, mis kell see mäng lõppes. Ja Mariehamn oli vähe pikem, siis läksime Vepsust läksime Turusse, öö seal, järgmine hommik laeva peale, mäng laeva peale ja niimoodi tagasi, see oli nagu liiga mäng oli 3 päeva. Liiga mängul käimine. Eesti mängijatest, kes oli Vaikla, mängis Mariehamnis või? Jah. Sealt sinnapoole, see on kehva. Ja seal on need naised on ka, siin nii Arne mängis ja Pille Raadik. Ja Robin küsib, kuidas on Paalbergiga, millal teeb debüüdi? Ehk siis olukord natukene vahepeal uurisin on selline, et ikkagi tal on läinud vahepeal nagu paremini, on vaikselt hakanud tiimiga trenni tegema, et võib-olla päris kõike veel kaasa ei tee, aga on sinna suunas teel. Esindustiimiga siis või? Ma olen niimoodi aru saanud jah, aga seal ikkagi väga rahulikult võetakse, et tal on vaata mingid need tagasilöögid olnud selle paranemise ajal, et seal kõigi kuskilt tagant ei kiirust, et
ei tea, kas ta sel hooajal siis saab mõne mänguga kirja või ei saa, aga ühesõnaga idee poolest ei tohiks nagu väga kaugel olla naadmisest. Aga mine tea. Kuidas klubil läheb? Polegi vaadanud seda esiliigat seal Prantsusmaal? Teisel kohal, mis siis tähendaks otse tõusmist kõrgliigasse. Ma ei teagi, mida nüüd loota, et mis esindusmeeskond seal teha või tegema peab. Üks aasta veel seal esiliigas ikka. Et no neil on jah teine koht praegu ja vahe siis järgmistega on nii-öelda allapoole on 3 ja 6 punkti, et nad nagu suhteliselt ma ei tea, kas hästi või kindlalt, aga mitu tõuseb otse? 2 ja 4 mängu on hooaja lõpuni nüüd. Et seal väga palju ei ole enam. Pigem on League One paistab. League 1. Midagi muud veel või? Nike Arena ja Parkla ka või? Nägite uudiseid? Ma käisin ise korra seal eilsel Flora vaprusmängul, siis nägin oma silmaga ka seda. Nike Arenal vaata seal hallis oli nädalavahetusel suur koortenäitus ja Nike Arena oli siis eksklusiivne tasuline Parkla. See polnud esimest korda, see on iga aasta olnud. Minust see on selles suhtes nagu naljakas siuke pseudoteema, et seda on ju varem korduvalt olnud, see oli superkarika ajal niimoodi, superkarika ajal ka Parkla minu meelest seal. Ja me ei räägi... Selle sama koera näituste ajal on see iga aasta olnud. Ja koerte näituste ajal on ka olnud ju varem, jah, muidugi. Et see... Ütleme, oleks see Nike Arena mingisugune ülivärske, ülihea kunstmuru mingisugune... Siis muidugi mitte. Aga kes on seal Nike Arenal käinud, seal ei mängita tippmänge, seal ei mängita mingisuguseid, see ei ole nagu tippplats, see ongi ju selline, ma ei tea, natuke isegi eksperimentaalne Eesti, mis seal pole ju kummipuru, seal on see mingisugune naljaks liiv, on ju. Et see nagu kuidagi, ma ei tea, see nagu see aplaava läks nagu naljakalt suureks selle osas, et inimesed nagu järsku avastasid, et sellega aeg-ajalt tehakse niimoodi. Minust jooksis mööda see aplaava, ma ei tea midagi. Ma tean, iga aasta ma olen vaadanud, et pargivad seal ja see on ikka. Et kui need koordenäitused ja asjad, kui need kõik asjad toovad nii palju raha sisse, siis võib-olla selle rahast pannaksegi mingi uus kunstmuru, on ju, et praegu see ei ole ju, see on tugevalt halvemas seisus kui Sportland Arena ju see kate, mis seal on. Viimsi vähemalt saab uue kunstmuru. See on positiivne, et juba varsti päris, et see on ka üks ju nendest väljakutest, ütleme, tippliigasid arvestades, kus nagu on veel nii-öelda see vana kunst on. Ikka väga vana. 10 aastat põhimõtteliselt. Üle 10 isegi. 2015. Koertest rääkides, siis ma tean ühte juhatuse liiget ühest Tallinna juhatusest, kes mõtles, et äkki läheb vaatab ühte 2-nädalast kutsikat, et võtta koju ja äkki ei meeldi, kui vaatab seda kutsikat. Aga vist tundus, et meeldis. Nii et läheb asjaks, jah. Ei tea. Mis tõugu? Ma ei tea. Koer. Nii, selline oli meie täna saade. Me kahjuks ei jõudnud rääkida naiste koondisest, kellest me ka natukene tahtsime rääkida, ehk siis juba homme õhtul siin samas A. Le Coq Arenal ju. Ja A. Le Coq Arena esimene mäng Liechtensteiniga ja laupäeval siis Leeduga valikmängud, punktide peale mängud, nii et... No see muruväljak tasub juba, tulge staadionile, vaadake, milline on A. Le Coq Arena roheline muruväljak. See on tõesti päris kenane pälje. See on ju olnud minu kodustaadion päris mitu head aastat ja ma võin eksida, aga tunne on, et ma ei ole nii heas seisus A. Le Coq Arenat sellisel aja hetkel vist näinud. Ja selles suhtes kiirelt naiste koondist lihtsalt Liechtensteini vastu ütleme kohustuslik võit, kui nii palju kui naiste koondisel neid üldse olla saab. Ja Leedu vastu ka tahaks ikkagi võitu, et see on selline vastane, keda me peaksime olema suutelised võitma. Ja, tahaks võita ja tegelikult mul on hea meel nende naiste koondislaste üle, kes ju viimase ajal väga palju ei ole A. Le Coq Arenal saanud mängida, äkki ongi mingi aastane paus, et nad on mänginud siin Kadriorus, on mänginud Tartus ja nüüd saavad üle pika aja taas rahvusstaadionil. Ja mäng on homme, kell 6 on siis Liechtensteiniga homme õhtul, nii et ilm peaks tulema ka päris ilus, praegu läheb ju natukene soojemaks uuesti, et see kindlasti tulge vaatama ja kes vaatama ei jõua, kes on kaugemalt, siis Soccer TV näitab ka mõned mängu otse üle kandes. Nii et aitäh kõigile, kes meid vaatasid, kuulasid, pikk ette ise järele, tagasi juba järgmisel nädalal, kõike head!